Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast Kris küsib. Tervitus kõikidele sõpradele ja vaatajatele. Tänaseks minu saatekülaliseks on mees, kes on kui hunt kriimsilm, aga võib tunduda, et isegi hunt kriimsilm jääb oma ametitega talle alla. Ei keegi muu kui jalgpalli multitalent Teet Allas. Tere tulemast, Teet! Tervist! Väga huvitav sissejuhatus, et kindlasti nagu multitalent on võib-olla nagu üle pingutada, aga ametid on olnud palju, jah. No, miks mitte üle pingutada, kui sul tõesti ametid niivõrd palju olnud. Nii, aga kõige klassikalisem lause üleüldse. Sa oled olnud Pärnumaa poiss, Teet. Kuidas sa leidsid oma tee üleüldse jalgpallini ja räägi juba sellest Pärnust ka, kus pärt oled? Eks ta on jah juba päris kaugete aegade taga, aga ju nagu ikka. Tol ajal ei olnud ju väga palju Pärnus valikuid, ma ei tea, kui täna on ju Tallinnas näiteks või kuskil maal suuremas linnas, et meil oli seal populaarne tol ajal sõudmine, oli võrkpall ja jalgpall oli seal alles alustamas. Ja ma arvan, et mina sattusin jalgpalli tänu sellele, et minu ema klassivend alustas treenerina ehk Tiit Raudnagel. Raio Piire siis nii-öelda isa on ju ja kuidagi sealt läbi läks, et tema läbi ema siis kuidagi jõudis meieni, et kas te tahate tulla ja niimoodi ma sattusin sinna jalgpallitrenni 7-aastasena 84. aastal. Aga tegelikult mulle meeldis väga ka korvpall ja nagu ikka poistele ka teised spordialad, et ma sain proovida tegelikult paralleelselt veel seal erinevaid spordialasid. Aga sõudmiseni, millega minu vanemad on tegelenud siis nõukaajal ja ema oli ka liidumeister, noortemeister tegelikult sõudmises, et meil on tegelikult läbi lõhki spordipere on ja et sinna ma kuidagi ei ihanud, sest ma nägin, kui raske ja kui vaevaline spordiala ta on, et kui palju sa pead üksi kuskil müttama ja jõudu tegema ja jooksma ja ma ei tea, mida iganes ja lõpuks siis meie väga sombuste ja külmade ilmadega ka jõe peal seal sõudma, eks ju, oled siis üksi, kahekesi või kolmekesi või neljakesi, aga kuidagi tõmmanud sinna poole, kuigi vanemad väga suunasid ka sinna suunas. Siis mina nagu sinna ikkagi ei tahtnud. Ja korvpall väga meeldis, käisin ka Kossu trennis, aga seal oli treeneril meeldis ka napsu võtta väga ja lisaks treenimisele siis aeg-ajalt me jõudsime mingid turniiril ikkagi niimoodi, et bussijuht pidi treener olema ja siis kuidagi nagu see lõpp oli ikkagi kiire tulema, et ei tekitanud sellist nagu isu jätkata. Aga siis ma käisin veel kergejõustikutrennis paralleelselt ja peotantsus ja kõigele lisaks ju kogu aeg käis ka hoovisport, et jalgpall ei olnud nagu trenniks, aga pärast trenni läksime hoovi ja mängisime nagu igasuguseid asju seal, aga sealt see jalka teekond tegelikult siis pihta hakkas ja Pärnu Kekk nimelises nagu noorte pundis. Ja igasuguseid lugusid võib sealt ka rääkida, aga üks kõige nagu meeldejäävam lugu oli võib-olla see, et kui võistkondi siis iga sügisel jälle taaskord nagu natukene uuendati ja siis tulid mingid poisid jälle ja üks poiss tuli kummikutega, tuli trenni nagu sügisesel ajal ja siis ma mäletan seda, et see võib-olla on täna nagu kuidagi nagu uskumatu, aga siis treener küsis, aga miks sa kummikutega tulid, et poiss ütles, et näed, et täna vihma sajab, ema ütles, et tuleb panna nagu korralikud jalanõud ja tuli jalkatrenni, tuli kummikutega, siis pandi ta väravasse kollaste kummikutega. Oli selliseid asju, mis täna tunduvad nagu uskumatud, aga äge. Samas nagu tagasi mõelda, et oli igasugust mudas müttamist ja talvel siis jää peal uisutamist nii-öelda jutumärkides, aga mängisime ka talvel hästi palju jäähokit, kui olid külmad ilmad Pärnus. Paralleelselt siis ei saanud saali sisse või treener tahtis vaheldust, siis me mängisime jäähokit, aga mitte litriga, aga tennispalliga, et jääks poisid ellu ka pärast seda trenni ja hambad jääks suhu. Aga jah, peotantsuga sai siis ka mingi hetk lõpetatud, kindlasti paariline oli väga kurb ja käis ka korra ukse taga, et kas ma ikka ei tahaks tagasi, aga jalgpall juba oli mind endale nagu võtnud ja siis sai juba nagu tõsisemalt hakatud mängima ja kergejõustikus ka nagu ikkagi pikama jooksus oli nagu küll talenti ja siin juba
ma arvan, mingi 5 aastat tagasi ETV-st võeti ühendust, et kuule, et su 1000 meetri mingi jooksurekord siiamaani on nagu veel rekord, aga nüüd vist on üle joostud. Et mul vist seda vastupidavust jah oli, aga tänu võib-olla hoovispordile ju tegelikult, et kogu aeg olime õues. Aga jah, see väiksest peale oli siuke kirg spordi vastu suur. Ja noh, jalka juurde ma jäin ja pärast me läksime Pärnu Kekist juba siis Pärnu jalgpalliklubi, noh, kes siis hiljem oli Pärnu jalgpalliklubi, ma ei mäleta, mis ta tollal täpselt oli, aga ilmselt oli sama nimega. Ja seal oli juba Märt Siigur oli treener ja seal olid suuremad nõudmised ja vanemad poiste grupp, kus ma pidin ellu jääma nagu, et nendest 2-3 aastat nooremana tulime vist ka Eesti meistriks, ma arvan, seal selles mingites poiste B-klass või A-klass ja siis sealt juba läks nagu asi kuidagi loogiliselt edasi, hakkasime juba mingid meeste liigasid mängima tasapisi ja selline see umbes algus oli, need algusaastad, et kirge oli palju, ega me ei teadnud, kuhu see jalka teeb meid nagu viia või pigem võtsime seda suure armastuse ja rõõmuga ja ilma mingisuguste tuleviku vaadeteta tol ajal, et lihtsalt mäng meeldis. Aga kui näiteks võib öelda, et sa rääkisid just siin oma jalgpallist asjast, et kui sust ei oleks saanud jalgpallur, mis arvad, mida sa siis teeksid? No kindlasti teeks sporti, kas ma oleks olnud siis nagu mõnel muul alal vaevalt, sest et ju sai ju jalgpall valitud ja ega me ei teadnud ju 80. lõpus, et ma olin siis, kui see nii-öelda segased ajad algasid seal ja Eesti iseseisvus 91. aastal, siis ma olin 14, 15, siuke oligi väga segane, mis sellest nagu spordist saab, mingid klubid kadusid, mingid ettevõtted kadusid Pärnus, siis ma läksin gümnaasiumisse, mäletan, siis ma veel tegin seal nii-öelda BJK-l, et meil oli tol ajal ka hiljem siis AS Savi juht, kes toetas väga suurelt seda ettevõtmist seal Pärnu jalgpalliklubis. Et tänu temale ilmselt püsisime me kõik seal veel koos, aga hiljem, kui ma sealt gümnaasiumi lõppedes läksin Tallinnasse 17-aastaselt, siis ega ma siis ka veel ei teadnud, ma läksin Tallinna Ülikooli õppima ja selline professionaalne mingisugune mõte tuli, kui ükskord Mati Kebina hilisem siis just oli, kas ta juba siis oli, aga keskturu omanik või mis ta iganes siis tol ajal oli, et hakkas looma Tallinnas võistkonda ja siis pakuti mingit raha selle eest, et ma polnud kunagi nagu niimoodi palka saanud jalgpalli mängimisest. Ma mõtlesin, et oma nutikusega, et käin ülikoolis, siin on ju, ma ei tea, muidu kasutad vanemate taskuraha või pead võtma õppelaenu, aga siis saad ju, sest minu palve oli, et ma saaks nagu ülikoolis käia ja samal ajal siis ka natuke trenni teha. Ja siis tehtigi Jotka jalgpalliklubi Vall ja ma sain seal mingit kuupalka, küll väikest tänases vääringus, aga ka toit oli kaetud ja minu jaoks oli need aastad nagu väga mõnusad ja mugavad, et kui teised koolikaaslased pidid hirmsasti vaeva nägema, kus saad kõhu täis ja nii edasi, siis mina sain 3 korda päevas süüa ja sain trenni teha ja õpingute kõrvalt seda nagu teha, et võib-olla pigem vähem, kui võib-olla oleks võinud, aga sealt see nagu nii-öelda selline väike nagu teenistus ka tuli juba nagu juurde, see oli aasta siis mingi 95 või 4 ja siis pärast seda, kui ma seal nagu jäin silma, siis tol ajal vist Aivar Pohlakule või kellegile veel sealt Flora klubist oli see siis võib-olla keegi teine veel, et siis ma 96 tegin esimese lepingu FC Floraga juba nagu natukene parema kuupalgaga, aga samas kui ma täna autoga siia sõitsin ja mõtlesin, mis see huvitav eurodes oleks võinud olla, et siis me täna mõtleme mingist kuupalgast 200 eurot või 250 eurot kuus, aga muidugi on võrreldamatu, et arvutada ringi täna eurodesse mingit krooni ja eriti 90. aastate alguste nagu palku ei ole nagu ilmselt ka mõtet. Aga ega minu jaoks nagu raha ei olnud nii oluline, peaasi, et saaks nagu mängida ja siis juba hakati joonistama, et mis võiks olla võib-olla võimalused tulevikku ja tore oli, et keegi märkas üldse. Aga oli juhuslikult seal samas satsis siis, kus sa täitsa alustasid oma esimesed palkad ja said, oli ka näiteks mingi selline inimene ja mees, kes sai ka sammoodi tippjalgpalluriks, nagu sina näiteks? Jah, et ta juba tegelikult vist natukene oli rohkem, sest ta oli vanem must, et mina mäletan selles jalgpalliklubi Vallis, tegin nii-öelda, ma mäletan, kas see lepingut oli või midagi siukest ilmselt oli, aga mul neid alles ei ole igatahes, aga tol ajal tehti kuskile võib-olla paberi peal nurga taga, midagi kirjutati jälle ka mõne aja pärast liitus selle tiimiga ka Toomas Tohver väravain, et tema
ju oli ka nii-öelda seal Floras ja hiljem ka vist äkki kuskil veel, et aga jah, me olime ainukesed ja ülejäänud olid siis vist jalgpallikooli kasvandikest, et noh, riietusruumi minnes eesti keelt ei räägitud, kõik oli vene keeles, keskkond oli venekeelne sellel pundil, aga kasvatas teisipidi aru saama teisest rahvusest ja nii edasi, et oli väga huvitav nagu hooaeg, et küll jäi see nagu üheks hooaegs, aga sealt see nagu alguse sai, ega ma nagu ei kahetse, et see oli nagu väga huvitav, nagu andekad kutid olid ja nendest tegelikult jõudis ka mõni Levadiasse või siis noh, teistesse Tallinna Sadama oli ka vist äkki tol ajal, et sealt ikkagi mõned kutid läksidki edasi, jah. Päris põnev. Aga oli sul näiteks ka juba tol hetkel mingi lemmikmängija või eeskuju? No ikka neid nii-öelda suurest võtist oli palju. Maradona meeldis väiksena kindlasti, keda nagu me proovisime, mäletan hoovi peal ja trennis ja igal pool jäljendada, et ta oli siuke suur lemmik, siuke loominguline tüüp, et keegi kunagi ei teadnud, mis ta parasjagu väljakul võttis, et võib-olla täna samaväärne kutt on või tüüp on siis Messi on ju, et võtab palli ja kõik tahavad talt seda ära võtta, aga millegipärast kätte ei saa, et ta on nii osav, et selles mõttes kindlasti Maradona, võib-olla hilisemate oma käitumismustritega võib-olla vähem on ju, aina vähem, eks ju, aga noh, väiksemana oli ta siuke suur eeskuju. Noh, lugesin kõiksugust jalgpallikirjandust ja loomulikult Pele oli see, aga noh, temast oli vähe materjali tol ajal, ma mäletan, et ega seda videopilti või mingit oli ju vähe. Aga Eestist, noh, meil oli oma linnas ju kalakombinat Mekk tol ajal Pärnus. Ma käisin kõiki mänge aia otsas istumas ja vaatamas ja seal oli palju igasuguseid tüüpe, kelle moodi ma tahtsin olla ja kes tegelikult aitasid ka hiljem mingite eratrennidega, näiteks Mart Baume, kes oli tol ajal nagu andekas ründaja, oli seal ka väravaid aga noh, ta märkas nagu seda, et minus midagi ja tegime, mäletan, mingid eratrenne, kui temal olid mingid vabad hetked ja ta hiljem oli treener ka, et on ka aidanud palju samas karjäärile kaasa, et oskas märgata, et kuule, et näed, et ma ei tea, sul on vasak jalg nõrk, et lähme teeme mingi tund aega, mingid vasaku jalale, mingid harjutusi, mis iganes, et neid siukseid abilisi väikseid ja eeskujusid on olnud ka linnatasemel. Aga siis ilmselt samuti ka oli mingi lemmikklubi või selline või? Noh, tol ajal me niimoodi, mäletan, väga ei jälginud, sellised pigem oligi, et kas oli see, noh, nõukaajast olid ja mingid Moskva Spartakid ja mingid asju, mäletan, ega sul ei olnud nagu seda, aga hiljem loomulikult on siin Inglismaa mingid klubid võib-olla olnud, et Manchester Unitedid sai, kui nad olid selle nii-öelda hiilgeaegade juures ja ka Taani rahvuskoondis oli ju, keda me kõik fännasime, ma arvan, seal 90. algusest tulid kuskilt rannast kokku ja tulid Euroopa meistriks lõpuks, et noh, ja noh, hiljem loomulikult oleme ise mänginud mingite suurte staaride vastu ja siis noh, mängides juba siis hakkad võib-olla ka jälgima rohkem ja noh, mingid suuri siukseid fännamisi, eks lapsena sai ikka kogutud igast marke ja klepse, aga see käiski kuidagi jälle, et tuli midagi uut ja vägevat ja siis jälle läks mingi teise võistkonna peale. Et pigem ikkagi Inglismaa liigat juba tol ajal vaatasime rohkem ja Hispaaniast võib-olla ka, et noh, Barcelona on ka võib-olla siuke südamelähedasem olnud satsina, aga kui need Ronaldinod ja see punt veel seal nagu mängis, et on ikka olnud, aga mitte mingi tohutu fänn ma mingil klubil ei ole ju, et täna ka, et ma vaatan pigem erinevaid, et ja noh, täna samamoodi, et vaatad, kuidas näiteks Inglismaa liigas see Arsenal on aastalt nagu proovinud seda tiitlit kätte saada ja noh, see on huvitav nagu jälgida seda teekonda, et mida siis tehakse selleks, et nagu jõuda siis selle nii-öelda karikani seal välja, et ja saavad oma karika kätte ka? No, saame? Loodame, et see lõpuks õnnestub, et treener on ju fantastiline ja tiim on ju igate moodi hästi komplekteeritud, lihtsalt, et kas seda jaksu jagub lõpuni on küsimus ja et noh, mingid vigastused ja kaardid lõpuks seda nagu teekonda ei sega, et aga tundub, et lähevad lõpuni see aasta, et olen sama meelt. Nii, ja nüüd lähme siis täitsa su nii-öelda tippjalgpalli juurde ehk siis liitumine FC Floraga ja nüüd räägi sellest kõik, mida sa mäletad üleüldse. No see kõik on olnud väga-väga äge aeg ju, 90-ndad üldse oma igasuguste segaste asjaolude ja mingite võimalustega, et kui täna panna mingeid asju, siis noh, need tunduvad juba võimatud, et kui me 96-ndal mina tegin lepingu, siis sealt see nagu teekond pihta hakkas
ja siis tuli ka kohe Teitur Toodarson ju pärast seda, kui mina sinna liitusin selle Flora perega ja siis läks alles nagu tegelikult selline tõsisem jalgpallielu seal nagu lahti, et kui varem olid olnud Eesti treenerid, siis võib-olla siis Teitur tõi esimest korda sellist mingit taktikalist just seda poolt, et ongi erinevaid taktikad ja kuidas seda nagu siis päriselt nagu ellu viia kõike neid mõtteid, mis on paberil väljakul. Seda poolt tõi hästi palju, lisaks siis igasugused füüsilised, spetsiifilised mingisugused treeningud ja harjutused, et igal asjal oli mingisugune mõte taga, võib-olla varem oli sellist rohkem katsetamist, proovimist ja katse-eksitusel, et kui me mõtleme sinna ette, et oli see Lõvide ju aeg ja ma arvan, Martin ja teised on ka, kes on käinud siin rääkinud, et imelugusid on, et kuidas nagu treeniti ennast põhimõtteliselt lõhki seal mingites hetkedes ja lõpuks oli olukord selline, kus inimesed ei tohtinud enam joostagi, et südamed olid nii ülekoormatud ja pidid kõndima ümber väljaku seal, et üldse nagu uuesti jalgu alla saada. Et seda enam ei olnud, et tuligi just sellist nagu professionaalsust, mida ei olnud minu lapsepõlves võib-olla olnud ja nüüd oligi vau, et nii saab ka, et esimene välistreener oli Eestis siuke tõsisem ja rääkis sellist toitumise teemat ja ma ei tea, piisava vee joomist ja seda teadmist nagu veel ei olnud nii palju, et kõike seda ja kõik muutus aina nagu professionaalsemaks, et siis hakkasime ise ka noortena nägema, et et äkki on isegi nagu võimalus, et jäädagi nagu profisporti. Ega me keegi nagu ei teadnud, ega ma ka ei teadnud, kuidas mul minema hakkab üldse Floras ja kas see, mida mina nagu arvan, et keegi teine ka võib-olla nagu siis ütleb oma arvamuse, et kuule, et sa nagu pead siin selle asjaga veel tööd tegema, aga minul ei läinud nii lihtsalt, kui võib-olla veel mõnel noorel tol ajal, nagu näiteks vendadel Roobadel, kes on ju ka siit Järvamaalt nagu pärit, et nendel oli nagu võib-olla mitte ainult talenti, aga siis juba seda sellist professionaalset mõtlemist ja töökust juba nagu nii selles vanuses, mida mul veel ilmselt ei olnud, et mulle pidi ikkagi nagu meelde tuletama, et kuule, et sa pead veel nendes asjades nagu juurde panema, ega noorele öeldes seda, ega see kohe kohale jõuab, mis mõttes nagu, et ma olen ju päris hea ju, et mis mõttes ma ei saa siia nagu Flora esindusse kohe, aga ei saanud. Siis ma hoopis sattusin ju sealt Florast nii-öelda sellesse Viljandi tulevikuprojekti, ehk siis me mängisime 98, 99 ja vist, jah, need hooajad, 2 hooaega. Ma elasin ju Viljandis. Minule endale suur tagasilöök, et mis mõttes ma ei saagi nagu sinna tegelikult FC Florasse, et ma pean minema hoopis Viljandisse elama. Aga kuidagi nagu, aga see punt, kes me siis nagu koos olime sellesse Viljandi tulevikusse sattudes, meil oli nii suur ambitsioon, küll olid korraks küll majanduslikult keerulised ajad, et ma arvan, me ei saanud mingi mitmeid kuid palka ja tol ajal oli see palga maksmine, et number oli kuskil lepingus kirjas, aga tegelikult võib-olla aeg-ajalt lihtsalt olid raskuseid klubi juhtidel, mitte ainult Floras, vaid ka teistes Eesti klubides, kus lihtsalt mingi aja tagant said võib-olla midagi, mitte täispalka, aga see oli selle ajastu märk. Aga raha ei olnudki nii tähtis, kes sai mängida ja tegelikult punt oli nagu super äge. Siiamaani oleme iga mingi 5 aasta tagant kokku saanud selle Viljandi tulevikupundiga. Tulime ju 99 aastal Flora eeshõbedale. Ehk siis nagu Teituri viimane hooaeg oli tol ajal tegelikult siis selle tulemuse, et nemad jäid pronksile ja meie nii-öelda natukene kõrvale heidetud või siis nagu hilised tärkajad olid siis saadetud Viljandisse ja meil oli jälle see ambitsioon tõestada, et me tegelikult vääriksime nagu hoopis Floras nagu koht. Me olime selline farmklubi tol ajal Viljandi tulevikuga Florale ja õnnestus see projekt ja Tarmo Rüütli oli meil treener, algul oli Sergei Ratnikov, tema läks ära ja siis tuli Tarmo Rüütli ja Tarmo suutis meid väga hästi nagu kokku mängima panna ja siis me edestasime lõpuks Florat ja sealt algas minu tagasitulek siis nii-öelda Florasse 2000 aastast ja kui Tarmo oli veel 2000 aastal siis Tarmo Rüütli Flora treener, siis mingi hetk seal vahetus ja tuli Arno Paipers, et sealt hakkas nii-öelda minu siis nagu päris siuke nagu jalgpalluri tee alles pihta 2-3 aastaselt, et siis nagu Arno nagu nägi minus nagu ja kuidagi hästi palju toetas seda nii-öelda edasiminekut. Et tema puhul ma tõesti väga sooja sõnaga nagu mäletan nagu tema sellist viisi. Väga palju ei rääkinud, aga oskas sulle öelda täpselt neid asju, mida oli vaja võib-olla, et näitas mingeid videosid juba tol ajal,
ta ei olnud väga nagu tavaline, et tol ajal ei tehtud niimoodi mänguanalüüsi, aga nemad tõid selle mänguanalüüsi ka sisse, kus näidati sulle reaalselt, mille vastu sa nagu eksid seal võib-olla regulaarselt oma mänguelementides ja kuule, et näed, neid asju sa ei tohi teha, aga neid asju pane juurde ja need õnnestuvad sul hästi ja mis on su kasutegur ja mis on su tugevused tegelikult nagu väljakul, et tema tõi selle kuidagi minu vaates nagu Eesti jalgpalli kõige suurema kasu tol ajal, aga võib-olla ma eksin. See on nagu puhtalt minu arvamus. Nii et võib öelda tegelikkuses, et EFS Polona on olnud ikkagi su jalgpallikarjääris üks kõige olulisemaid peatükke. Kindlasti, et seal on olnud ka ju omajagu palju treenerid, aga väga palju ja tegelikult klubist, kogu klubi tol ajal ja siiamaani ma eeldan, kõik tahavad seda nii-öelda ju parimat ja üks aasta sa õnnestud ja mõni aasta ei õnnestu ja siis on kõigil raske. Ei ole ainult mängijatel, vaid ka ju klubi töötajatel ja ma ei tea, juhtidel, ja siis sa ju kogu aeg mõtled, et mida ma siis nagu muudan ja mida ma teen teistmoodi, aga mina ei tea siis, mis minu puhul, aga ma ju püsisin ikkagi Flores ju tegelikult selles süsteemis ju 96. kuni 2010. aastani, et mis siis nagu juhtidele meeldis või mis treeneritele meeldis, et ju ma siis midagi nagu ka hästi tegin, et raske ennast ise nagu analüüsida või hinnata niimoodi, et noh, võib-olla siis nagu läks piisavalt hästi ja tegelikult ju see periood oli ka mul, ma arvan, kõige edukam periood koondises, et Vipers oli ju mõlema tooli peal ja meil oli nagu tol ajal nagu selline tiim ka koondises, et väga palju mängeid oli Florast, et me olime omavahel nagu hästi kokku mänginud ja kõik nagu sujus ja tulemused tuli ka nagu tol ajal päris nagu kenasti ja ka suurte vastu. Et selles mõttes see kõik ju andis aina juurde enesekindlust ka kogu aeg samal ajal, et väga ägedad ajad olid just minu jaoks see 2000 kuni 2006 võib-olla nagu, kus ma tundsin tõesti, et ma panin nagu iga aasta nagu natuke juurde, et siis hakkasid vaikselt juba tulema sellised tugevamad, tõsisemad vigastused, mis natukene tõmbasid võib-olla siis seda nii-öelda, ma ei tea, lõppkõrgustesse jõudmist, aga ma ei kahetse midagi. Ja kui see number nüüd ei valeta, siis Florasse said kirja 233 mängu. Nii palju, kui mina leidsin ühes. Omajagu, aga kindlasti jäi juba lõpus ka nagu hooaegu, kus ma lihtsalt mingid suuremad vigastused lihtsalt pärssisid seda nagu mängude arvu, et loomulikult oleks võinud see number olla oluliselt kõrgem. Aga jalgpalluriga ja inimestega käivad igasugused haigused ja vigastused nagu kaas, mõnel rohkem, mõnel vähem. Mul oli neid nagu lõpupoole nagu päris palju ja sellist raskemaid oligi mingid põlveopid ja ka hüppeligese vigastused ja selg tegi viimased 7 aastat isegi nagu niimoodi nagu häda, et oli perioode, kus ei saa voodist väljagi, et mingid diskinihestused ja liikumised ja sellega nagu tohutult pidi vaeva nägema, et saada ikkagi selliselt tippsportlasena üldse nagu maksimumi nagu välja pigistada, et ma arvan, et sportlased, kellel on olnud need hädad, nemad teavad, millest ma räägin, aga on ka nagu tavaelus inimesel, kellel on, ma ei tea, disk liigub närvi peale ja sul lihtsalt sa võid proovida mida iganes süstida ja asjadega, aga väga raske oli, aga oppi ma suutsin vältida näiteks selle operatsiooni, et tol ajal arstid arvasid, et operatsioon on ikka väljapääs, aga mina väitsin vastupidist ja siis ma oma igasuguste kõhu seljelihaste harjutustega suutsin ikkagi lõpuni niimoodi välja panna, et ma ei pidanud operatsioonidele minema, et äge aeg oli kokkuvõttes, et mänge oli ju palju tegelikult ja kogu aeg käiski siuke aastaringi andmine, et kui ei olnud klubis, siis olid koondises ja mingid muud karikamängud ja sõprusmängud ja Livimaa karikad ja mänge oli tõesti palju. Ja lisaks Eurosarja mängud, Eurosarja mängud ja siis igasugused laagrid ja ju kui mõelda, et kui me 99. lõpus käisime niimoodi laagrites, et me sõitsime detsembri alguses ära Küprosele, tulime tagasi märtsi lõpus ja elasime nagu 4 kuud Küprosele, siis pane tänasesse konteksti nagu ja rahasse, siis tundub nagu võimatu projekt täna nagu mõnele klubile teha, võib-olla mõnele rikkamal on see võimalik, aga tol ajal selline kogu talve veetmine Küprosel, mängides seal siis klubiga ja ka koondisega Euroopa tippude vastu nagu igasugused sõprusmänge nagu fantastiline nagu, et eriti noortele meestele. Müts maha ja kusjuures seal võisid olla siis nagu pered kaasas mängijatel, naised, lapsed ka, et pane kõike see nagu numbritesse, siis on nagu ikkagi ja maksimaalselt head tingimused, seal on talvisel ajal ikkagi muruväljakud ja jõusaalid ümberringi ja hotellis 3 korda päevas sul süüa.
massöörid, noh, paned selle konteksti, et meil olid suurepärased nagu tingimused tol ajal ja noh, fantastiline. Väga kihvt ja vahva. Ja siin meil ongi juba jutuks tulnud erinevad nagu teised klubid ka, nagu siin Viljandi Tulevikud ja siis erinevad muud, on ju. Aga sa otsustasid, et oma karjääri, sest sa lõpetad selle tippkarjääri Paide linna meeskonnast. No ja, et Florast 2010 läksin ära, siis ma mängisin pool aastat Rootsis, mängisin teisel liiga tasemel Talkurt FF vist oli selline nimi ja oli ka nagu äge aeg, et olin tegelikult natuke ihanud seda teistsugust mingisugust formaati ka nagu hingata, aga oli karjääri jooksul nagu mitmeid võimalusi, aga mingitel X-faktoritel jäi need nagu tegemata aga Rootsis sai mängitud, see oli äge aeg, taheti ka, et jätkaks ja aga kuidagi ise nagu tundsin, et ei taha enam, sest just ka noorem tütar sündis 2010 suvel ja olin nagu nii ära juba pool aastat kodust ja ei saanud tema nagu nii-öelda selle esimestel 5-6 elukuul nagu kaasa väga rääkida ja kasvatada ja temaga koos olla. Oleks väga tahtnud, aga siis tundsin, et tahan ikkagi tagasi, tulin Eestisse ja Meelis Rooba helistas ja Paide linna meeskonnast, kes oli tol ajal. Ja olime koos pikalt ju mänginud ja teadsime üksteist ja Meelis palus, et kas ma saaks nagu aidata seda Paide projekti, sest et oldi ju pendeldatud minu meelest üleminekumängudel ja siis noh, olid nad saanud taaskord ju jälle nii-öelda Premium-liigasse. Ja et kas ma saaksin aidata ja siis sai ta ka nõusse minu meelest Martin Kaalma, Tibu, legendaarse väravahi ja siis me legend, juba tulime Paidele appi ja ega ma väga palju alguses ma käisin, ma arvan, rohkem treeningutel, aga no meil ei olnud sellist nagu kokkulepet, ma ütlesin ka Meelisele juba tol ajal, et mina vaikselt tahaks nagu seda ülemineku nagu päris ellu enne. Et noh, ma saan veel aidata vana rasva pealt, aga ma ei jõua kõikidesse trennidesse ja ma ju 2011 lõpp alustasin ka jalgpalliliidus töödega, noh sinna me võib-olla jõuame, aga ja ma sain nagu võib-olla siis tänase võib-olla vähe oluline, aga kui mõelda nagu tänase Paide linna meeskonna peale, siis ma arvan, et see aeg oli ka oluline Paide jaoks, et jääda ja kinnitada siis oma kanda nii-öelda Premium-liigas. Ja ega nemadki tol ajal võib-olla ei teadnud ja võib-olla juba teadsid seda nii-öelda pikk visioon oli olemas, kuhu tahetakse klubiga jõuda, aga ma arvan, et noh, me olime ka nagu oluline aeg või lüli sellele, et see Paide linnameeskond siis tänane väga professionaalne ja oma baaside ja asjadega siis, et nad üldse sinna ju jõuaks, oligi vaja meid ka sinna vahele. Ja ma arvan, et mingi aeg minust, kas me tulime 5. isegi, võin eksida, 5-6 koht võib-olla olime. Aga noh, oligi, et oli ju tol ajal selline võib-olla väga palju järvama mängeid oli selles pundis. Oldi pigem nagu selle taustaga, et veel mitte väga edukaid ju Premium-liigas olnud. Riietsuruumist tundsime ka ise tulles nüüd võib-olla Florast ja samamoodi Tibu ja Martin Kalm. Et noh, sellist võidu mentaalsust veel ei olnud Paidel. Et pigem oli võib-olla mingi muud asjad olid seal olulised, aga me proovisime siis seda võistkonda nagu aidata sellega, et kõik on võimalik, tegelikult on võimalik ka suurtelt võtta punkte ja võita Premium-liigas mänge. Ja kui tasapisi hakkasime ka mingit edu saavutama, siis oli näha, et see nagu muutus toimus ka nagu klubi ja võistkonna sees, et mängijad hakkasid, et kõik on võimalik. Sest noh, kui sa oled selline outsider, siis sul nagu pinget ei ole, kaotasime, pole hullu vaata. Aga meie jaoks oli see tõesti nagu, mis mõttes nagu, et noh, sellist tunnet või olekut ei saa riietusruumis olla, et proovisime seda süstida, et see võit on nagu ju mille peale, miks me siin nagu tegelikult ju ikkagi oleme, et noh, nii-öelda kõige kõrgemal tasemel, et kaotusega leppida, et see ei ole nagu võimalik. Proovisime seda mentaalsust nagu tuua sinna juurde ja mul on nii hea meel, et tegelikult Paide on teinud selliseid nagu loogilisi samme nagu sinna, kus ta täna on, võib-olla nad ei ole veel täitsa rahul, et nad ei ole nagu regulaarselt esikolmikus, noh, ikkagi seal täitsa tipus, pole veel meistriks tulnud, aga küll ta üks päev nagu tuleb. Et noh, loodetavasti, noh. Jah. Et pingutused on ju suured ja tegelikult mina kõrvalt vaatan, olles olnud ka nagu natukene sees, siis ma näen, et tegelikult inimesed on olemas. Alati on ju küsimus, et kes need lõpuks selle tulemuse välja mängivad, kas see
päriselt siis see, mida nagu tahetakse, toimib lõpuni, no nagu me Arsenali puhul ütlesime, kui sul pink ei ole nii pikk võib-olla nagu Arsenali, siis ongi, et mingi oluliste mängijate vigastused, mingitel pahadel hetkedel kaardid, võib-olla mingid mõned taktikalised möödalasud ja sa oled väljas nagu, et noh, see on nii nagu tippsport on nii selles mõttes nagu valus, et 1-2 punkti võib-olla lõpus, noh, ja ennem saadete rääkisime, et võib lõpuks olla see 1 punkt ja see ongi nagu määrav, et siis mõtled, aga kurat, seal Kuressaare mängus võtsime vist Veits-Nõitsa võib-olla kergelt kuskil kevadel ja mängisime kuskil Viiki ja seal see 2 punkti ongi. Et nagu jalgpallis on ju kõik võimalik, et Premium-liiga tiim võib saada esiliiga B-tiimi käest ka tappana. No täpselt ja no, aga samas see Paide oli väga kihvt aeg ja oligi, et infrat ei olnud, mängisime ju siin Muru staadioni peal, tegime siin mingid väikseid laagrid aeg-ajalt ja kihvt ja tänane tegelikult Paide 3 siis nii-öelda võistkond oli siis tolle nagu, noh, sealt on täna juba nagu ka vähenenud neid kutte, on ju, et kes on lõpetanud juba paljud, et tegelikult olid fanaatikutest amatöörid, ma võiks nimetada siis niimoodi seda punti tolle ajal, et käisime nägu kõrvuni peas, et meeldis jalkat mängida ja mulle meeldis just see attitude, et noh, me ju palka ei saanud, tol ajal võib-olla mingit mängupreemiat, kui niimoodi mäletada midagi väikest. Minu jaoks ei olnud oluline, ei olnud tundunud, et see oli ka väga oluline teiste jaoks, et pigem oli see, et saaks Järvamaa eest mängida ja nagu äge punt ja äge treener. Ja hiljem ju tulid siia veel kihvte mängijaid, Sahu Vaikod ja teised on ju, et seda on olnud kõrvalt nagu lihtsalt lahe vaadata, et seal on väike areng olnud ka Paide puhul kogu aeg nagu olemas. Et hea meel. Tore. Korra käis ka siin nüüd Paide algusajast, et su karjäär on olnud ka Rootsis, et sa said ikkagi selle kätte, et tunda seda välismaa lõhna ka. Et kui sa nüüd kirjeldaks nagu neid, kui sa Eestis nüüd mängisid ja siis seal Rootsis, et missugune tunne või olegi siis seal oli, et ikkagi välismaa on ju. Et kõik treeningtingimused ja asjad ilmselt olid ju teised. Ei olnud ka treeningtingimused nüüd mingi meeletult nagu head, on ju, võistkond mängis või klubi mängis, kasutas selles linnas Borlänges oli tegelikult 1 aste kõrgemal olev võistkond ka, mis oli moodustatud põhiliselt rootslastest ja natukene suurema eelarvega. Nende mängudel, nad mängisid siis nagu seda Rootsi esiliigat ja me mängisime vahepeal vist ühe sõprusmängu ka, see tase meie oma vahel ei olnud väga suur tegelikult, aga siis oligi, et meie võistkond oli moodustatud kohalikest immigrantidest ehk siis kurdidest põhiliselt, kes olid sinna oma kogukonnaga nagu suuremalt kanda kinnitanud selles linnas ja oli mõned üksikud rootslased ja siis oli hunnikutes välismängijaid. Näiteks meie, siis oli seal Libeeriast oli, seal oli Bosniast oli, Hertsegoviinast oli ja Serbiast oli ja veel on. Et selles mõttes, aga publikud ka meie mängudel tol ajal, kui me räägime Rootsi 3. liigast, ütleme, et kui ma panen näite, et täna ta on umbes, ta oli natukene suurem linn kui Paide, Kunstmuru väljak, ringi ümber, tähendab mõlemal pool olid tribüünid vist, veel ühel pool, aga noh, siuke, ma arvan 5000 inimest siuke cirka võis mahtuda, äkki oli ühel pool ei olnud, aga 3 küljest olid tribüünid. Ja meie mängudel käis siuke 1500, vahest 2000 inimest, aga nüüd aste kõrgemal käis, oli täis maja. Et linnas oli 2 punti, aga ei olnud väga palju nüüd suurem linn, aga et selline huvi jalka vastu on nagu suurem. Ja meil, kuna meie punt oli siis nagu sisserändade punt, siis noh, seal oli oht, et kas see staadion põleb maha või põle, et nendel oli see büro oli nagu ülioluline, meil olid nagu raketid ja nad on hästi keevaverelised ja õnneks meil läks suhteliselt hästi, et meie ülesanne, kui me läksime sinna, oli, et see klubi jääks sinna sellele liigatasemele nagu püsima, aga me tõusime lõpuks sealt põhjast ikka täitsa nagu pigem nagu ülemisse otsa, aga mitte päris, sest me olime nii nagu esimese poole oli klubi mänginud nii halvasti, et kui meie sinna suvel nagu saabusime, et mängida hooaja lõpuni ja säilitada koht, siis olid nad ikkagi täitsa põhjas. Aga noh, vahetuski treener ja siis vahetused mõned mängijad, meie läksime sinna ja proovisime aidata nii palju kui võimalik, aga äge oli näha just seda nii-öelda Rootsit, väga palju sai ju reisitud sinna mängudele ja distantsid, kui Eesti mängijad arvavad, et siit on, ma ei tea, näiteks Kuressaarde ebamugav, et siis mine Rootsi või Norra mängima ja siis sa näed, et mis need distantsid nagu päriselt olla võivad, et sa lähed ikkagi päev varem kas rongi või bussiga sõitma ja siis ööbid hotellis ja siis ootad sa mängu ja siis hakkad jälle reisima tagasi, et noh, see ei ole ju Euroopa mõttes ka midagi erilist, aga
lihtsalt mõtlen, et kui meie mängijad vahest, noh, ma ei tea, vinguvad või virisevad, et Narva sõit nii pikk on ja siis noh, võiks natukene suuremalt mõelda, et igal pool mujal sa sõidad veel rohkem. Või et kas staadionid on Eestis nagu halvad, et aeg-ajalt kuulen, et see kunstmuru võib-olla ei ole nii hea või teine, et ega mitte kuskil ei ole niimoodi, et ka Rootsis, et esiliigas samamoodi, et väga palju mänge on sul kunstmurudel, nad on kuivad, neid ei kasteta, nad ei ole mingid super luks, ma ei tea, kogu aeg vahetatakse, ei ole, et seda see nii-öelda kõrgtase on sul ikkagi nagu tippliigas ja meie ka ju üritame kindlasti, et oma tippliigas need infrad oleks nagu paremad, kui nad täna ja aina juurde panna. Aga ka Rootsis ühel päeval satud sa suhteliselt nagu kehvale muruväljakule, seal teise liiga tasemel järgmisel hetkel oled sa kehval kunstmurul ja aga sa pead nagu kohanema ja hakkama saama, et ega keegi ei vingu ja keegi nagu ma mäleta, et oleks olnud teemasid, et ma ei tea, väljak on kehva või ja kohtunikud on samamoodi, et meil on tihti kohtunikud kuidagi liiga pildis umbes, et kohtunikud siin väga palju eksivad, et seda ütleme, et kohtunik on inimene, mina ka olen olnud aktiivselt kohtunik ja me eksime ka enne kohtunikena ja seal samamoodi, et seal ei olnud mingit teistmoodi taset selles mõttes. Inimesed on igal pool ühesugused ja eksivad samamoodi igal pool. Arusaadav, aga nüüd jõuame kõige tähtsama teemani ehk meie püha sinimustvalge ja Eesti kandis ja seal sul on kirjas, kui ma leidsin õieti, 73 mängu ja debüüt oli vist 1997. See võis olla Küprose laagri all. Ma arvan, et see mäng, võib-olla kui vaadata, vist oli Küprosel kellegi Aserbaidžaani või Armeenia vastu. See oli Aserbaidžaani vastu tõesti. Et ma mäletan veel sellest mängust natukene, ma läksin vist äkki vahetuses sisse ja vaatasin, kas Marko Kristalt või Urmas Kiris, no üks nendest pidi olema. Kristali, kui ma ei eksi. Üks pikkade juustega kena noormees, keda ma välja vaatasin, oli vau, et ma saan väljakule. Mäletan, et hinges oli ikkagi nagu hõiskas ikka nagu ja olin oodanud seda nagu võimalust ja selles mängus ma lõin latti. Ma oleks võinud ka skoorida, mõtlen nagu, et juba äge oleks olnud esimeses mängus lüüa nagu värav ka veel. Aga tol ajal mind prooviti rohkem poolkaitses, et ma mängisin ääre poolkaitset ja natukene hiljem ka, aga Tarmo Rüütli, kui ta oli Viljandi tulevikus, siis ta nägi, et mulle võiks sobida tema arvates. Mina ise ei olnud algul nõus üldse, sest ma alustasin oma teekonda üldse noorte jalgpallist läbi nagu ründepositsioon, pigem ründav poolkaitse või ründe, lüües hästi palju ka väravaid tegelikult noorte jalgpallis ja oma vanuseklassides. Siis tasapisi vanemaks saades muudkui mind nagu lükati tahapoole väljaku, aga Tarmo Rüütli arvas, et ja võib-olla oli Viljandi tulevikus oli ka probleem kaitsetega tollel hetkel, kui me nagu punt oli suhteliselt õhuke, et võib-olla ei olnud siis ja ta pani ja nägi, et et see täitsa sobib teedule, et kuigi ma ei olnud algul üldse nõus, sest ma olin kogu aeg keskpoolkaitses nagu või ääre poolkaitses mänginud. Ja samamoodi läks ka koondises, et kui tegelikult Tarmo Rüütli oli lühikest aega, Teitur oli vist tol ajal veel 97 järelikult on ja siis olin veel poolkaitses ja hiljem nagu tasapisi siis jõudis see positsioon, äärekaitse positsioon minu. Aga meenub ka, kui noor see võisid olla? No ma olin ma arvan 19, kui ma tegin selle debüüdi ja. Väga vahva, ma ei olnud veel sündinudki 97 aasta. No jah, aga noore inimese jaoks selline oligi selline hetk, kuhu sa võib-olla ei osanud küll ju mõelda, kui sa olid laps, et mina olin Nõukogude Liidus sündinud nagu laps, kellel ei olnud mingit, sellist meil ei olnud ju vaatevälja, et kas Eesti võiks kunagi üldse vabaks saada. Et selles mõttes oli ka kindlasti väga eriline hetk esindadagi Eestit ja Eesti Vabariigis ja siuke nagu mõelda tõesti nagu hullumeelne, et ikkagi nagu need väikse lapse nagu võib-olla mingid unistused said siis nagu seal Küprosel tollel hetkel nagu teoks, et see oli nagu kindlasti suur hetk ja väga tänulik, et siis anti võimalus ja hiljem siis oli juba võib-olla teistmoodi emotsioonid. Okei. Aga siit nagu ma võtakski kohe väga hea selle teema ka käsile, et alati ma küsin nagu, et jalgpallurid, et mis on olnud sinu nagu kõige meeldejäävam hetk, ja samuti, mis on ka kõige rohkem kurbust tekitav hetk, et umbes, et täiesti uskumatu, mismoodi see mäng sai nagu niimoodi minna.
et sa võid võtta selle käsile, et nii koondisajast kui ka mingi klubimängust või nii, et mis sa arvad, mis need võisid olla siis? Ja kaotusi on tulnud kindlasti ka ju väga palju, sest et noh, kui me kas või täna vaatame, et kellega me konkureerime kogu aeg, et kui me arvame, et oleme kuhugi jõudnud, siis noh, jälle vastased ja teised riigid ja teised klubid panevad ka ju kogu aeg samal ajal juurde, et noh, see nagu kaotus on kindlasti ka ju elus väga palju tulnud ja need on alati valusad, aga mõni on valusam kindlasti, et proovime alati neid kaotuseid ju kiiresti ka unustada, aga võib-olla noh, mõni kindlasti on valusam kui teine, et kindlasti jäävad võib-olla meelde need mingid võimalused klubina siis euroseerias kuidagi olla võib-olla edukam, kui me siis nagu noh. Ja siis, kui me ebaõnnestume, et võib-olla Flora ajast olid seal mingid variandid, kus me tegelikult olime kindlasti kas samaväärsed või natuke paremad mingid aastad. Ma ei mäleta, kas need olid Brandby vastu äkki mingi aasta Pasiraudin oli treener, kus me päriselt olimegi nagu vastasest paremad. Ma mäletan, meil oli palju võimalusi ja ülivähe nagu puudu, ja noh, klubi tasemel alati need kaotused Levadiale Flora särgis. Et isegi noh, seal on need momendid võib-olla on nagu rasked ja koondises loomulikult, kui sa omasugustest võib-olla jagu ei saa, see on eriti valus ja või oled kellegi suure vastu, oled pikalt mängus ja siis ennem lõppu see näiteks lüüakse sulle midagi ära. Et aga erilised hetked, noh, võib-olla nagu nii see võib-olla oleks puudutanud, võib-olla see nagu aasta ilusam värav seal 2002, ma ei tea, mis mul peas oli, et seal selle löögi tegin seal A. Le Coq Arenal kuskil 35 meetrilt, et keegi normaalne inimene sealt peale ei löö, mina lõin. Võib-olla see on meelde jäänud. Tahad see natuke lähemalt ka rääkida veel? Ei, mis seal oli ikka, et ma ei tea. See oli nagu veel, ma mängisin selle poole peal, kus oli meie varumeeste, nagu varumeeste pingid. Ja suunaga siis meie fännide sinna või Jalgpalliliidu kontori poole tänase. Mina ei tea, oli mingi olukord ja pall sattus kuidagi nagu ette ja siis tegin mõned puuted ja mina ei tea, mis ma peas mõtlesin ja lõin peale. No ja see lihtsalt tuli nii hullumeelselt nagu kena löök välja, et läks postipõrkega nagu sisse ja no, ma nagu umbes täitsa tavaline värk, et kogu aeg löön siukseid, aga ega need väga karjääris ette ei ole juhtunud, et võib-olla mõni hullumeelne värav on veel liigast nagu meelde jäänud, kus ka nagu tahaksid tegelikult võib-olla teised mängijad võivad seda kinnitada, et lähed nagu niisugust teravat senderdust andma ja läheb ta siis kas tuulega või natuke üle jala ja läheb kuskile taha nurka üle väravahi. Noh, need on ka ju kaunid, aga tegelikult seal sa ikkagi tahad tegelikult sööta, aga sinna taha posti, et eeldades, et seal ründaja on olemas, kes nagu sisse koksab. Aga too mäng ma ikkagi läksin lööma ja läks sisse, et selles mõttes ja pingi pealt tuli nagu selline, isegi Arno Paipers peatreener hoidis lihtsalt vaadates sinnapoole, et peast kinni, et kuule, mis sul peas on. Aga sellega seoses oli hiljem hästi palju toredaid nagu seikasid, kus juba palliga tuled nagu üle poole väljaku kaitsest ja siis nagu publik juba Eestis mingi 1-2 aastat jutti nagu karjus, et no nüüd Allas, nüüd tuleb nagu lüüa. Löö! Ma nagu mõtlesin, mis neil arus on, et ma olen nii kaugel väravast, et ei, erilised momente on kindlasti ju palju olnud. Et selles mõttes koondises iga kord, kui me mõnda suurt üllatasime, oli ikkagi väga ägedad tunded, eriti need mängud Venemaaga tol ajal kodus ja tegelikult oli ju suur asi nagu rahvale ka, et me võitsime A. Le Coq Arenal Venemaat. Sina olid ju siis ka vist põhikoosseisus. Ja need on erilised hetked ja siis sa tunned seal läks hulluks madinaks ka ju. Ka Comando eriüksus oli kohal ja kõik politseinikud ja... Seda meie saime hiljem teha, et seal nagu ega sa mängus olles, sa tajud, et see on nagu erilisem mäng ja seal ju oldi ju plakatitega ju tribüünil, et peremehed on kodus tagasi, siuksed asjad ja... Aga ega sa mängina seda poolt väga ei jälgi seal, pigem keskendud oma asjale ja tead, kui palju võib-olla, et see on nagu kindlasti rahvale tähtsam mäng kui võib-olla isegi muid tavapäraselt on ja eks sa tunned seda vastutust. Need õnnestumised siis on väga magusad ja see tunne kestab siis nagu nädalaid, mis ka kannab võib-olla siis ka klubi mängu kohe edasi, et sa oled nagu enesekindlam, sa tead, et saad hakkama hästi ja kõik iga võit annab sulle rohkem enesekindlust, iga kaotus, ebaõnnestumine jälle võtab maha seda, et see on nagu sportlase selline argipäev.
et neid võite võiks soovida meie koondisele rohkem ja häid hetki, mis nad suudaksid siis rahvale pakkuda ja eks ta on, et aga noh, ei taha olla kriitiline, sest teades, et kui palju kogu aeg ju teised riigid panevad samal ajal ju juurde, et me arvame, et me jõuame juba järgi, siis teised panevad jälle samal ajal juurde ja nii see elukene on, et ega see tippjalgpallisse konkurents on nagu meeletult kõva. On see koondis või klubi tasemel, et suur pikk maa minna ja me olemegi väga paljudest ju oma ajalooga nagu ikkagi 30-40, mõnega 50 aastat maas, et peame tegema väga kiireid samme kogu aeg, et nagu järgi jõuda, aga samal ajal teades, et nemad panevad ka kogu aeg juurde. Okei. Aga ennem kui me jõuame nende teemadeni, kus sa pool oma karjääri oled olnud ka tegelikult võib öelda täiesti bossi isa ja tähtsate kohtadel, siis võtaks mõne mingi 3 jalgpalliteemat veel käsile. Näiteks sind on ka ju tunnustatud sellise asjaga nagu Eesti jalgpallikoondise hõbepall võitja 2002 aasta. No sama värav, jah. See oli ka ikka ilus tunne ilmselt kindlasti. No oli, et keegi ju tunnustusest ära ei ütle, aga ega sa peadki aru saama, et tunnustati aasta ilusamat väravat, et tol aastal ilmselt siis nagu see hullumeelseid väravaid ei olnud ja on ju väga palju ilusaid väravaid löödud läbi ajaloo Eesti koondistes, et Martin Reim seal 90-ndatel väga palju ilusaid väravaid löönud ja hiljem seal Tarmo Kink Serbiale, ma mäletan, väga äge kaunis värav kuskilt kaugelt ja olulises mängus ja nii edasi, et see ongi üks hetk ja naudid seda hetke korraks saada ajakirjanduselt natukene nagu sooju sõnu ja see ongi hetk, ehk siis tuleb edasi mängida ja kas siis õnnestus veel üks värav hiljem lüüa. Kaitsemängijana koondises nagu ega sa väga palju ei löö, et ega ma ka ei olnud mingi suurepärane peaga mängija, et ma satuks seal nurgalöökidel, kui Raio Piire oli oma enamuse väravaid, ma arvan. Pigem peaga ja nurgalöökides või standardolukordades, mina nii osav peaga mängija ei olnud ja mind sinna ka väga ei saadet. Ma pigem jäin sinna kasti taha ootamaks siis neid tagasipõrkuvaid palle, et äkki siis sealt õnnestub midagi nagu ära lüüa. Kindlasti momente oli veel ära lüüa karjääris ja oli neid lähedal ka, neid teisi väravaid, aga õnnestus need 2 lüüa, ega neid palju ka ei ole, kes nagu saavad öelda, et on koondises, ma ei tea, väravaid üldse löönud. Et selles mõttes oli see kindlasti tore hetk ja aitäh ajakirjanikele, kes selle nagu valiku tegid ja teevad tänaseni, et nii see oli. Aga kuna Piiru ja Vata on siin juba teemaks tulnud päris mitmel korral, et te olete ju mõlemad Pärnu poisid, et kas olite ka tegelikult, ma mõtlen just koondises ja nägi ühises klubis olete ka mänginud ju, et olete olnud nagu mingid paremad sõbrad ka või nagu just nagu mingi kõige lähedasem suhe just? Ütleme, et võib-olla parimad sõbrad, võib-olla see sõna ei ole nagu õige, kuna Raio läks ka väga varakult ju välismaale, et aga kui mõelda, et mis suhe meil omavahel on olnud, kindlasti on see olnud hea ja meil ka vanemad käisid ju, kui Raio oli väike ja minu vanemad ja Raio vanemad käisid omavahel perekonniti läbi, et on Raio käinud meil külas ja mina ka vastu ja läbi lõhki teadsime üksteist. Raio on ka väga andekas olnud teistel aladel sportlane ja on teda käidud vaatamas ka. Et teda vist isegi Eesti kergejõustikukoondisesse kutsutud samal ajal, kui ta mängis Eesti koondises jalgpalli. Et ka väga ikkagi multivend ja olen talle kaasa elanud, kui ta mängis Norras pikalt ja käisin seal Norra klubis ka ühel talvisel perioodil ju proovimas, et saada sinna Fredrikstadi. Aga seal oli ka mingid segased ajad ja treenerite vahetused ja ma sattusin ülikehval ajal sinna tol ajal ja ma ei ütle, et kas ma oleks saanud võib-olla mingil teisel ajal sinna klubisse mitte, aga oleks ka võinud juhtuda, et meist saavad nagu võistkonnakaaslased Norras, aga ei saanud. Aga koondises alati oli suur rõõm, meil oli väga äge tegelikult kaitseliin tol ajal ja me väga hästi saimegi omavahel läbi, olimegi mina, Raio, Stepanov ja Urmas Rooba ja ka Meelis Rooba tegelikult. Me Meelisega vist tol ajal võitlesime 2000 alguses oma selle parema kaitsepositsiooni peale, et Meelis kord mängis ja kord mängisin mina ja oli ka Erko Saviauk seal vasakuskaitses. See punt, kes me olime ka muul ajal nagu väga head sõbrad, et koondises ei olnud niisugust konkurentsi, et kurat, miks Meelis Rooba mängib ja mina ei mängi, vaid et järelikult oli parem tollel hetkel treeneri silmis ja me kuidagi nagu aktsepteerisime, et meie jaoks oli ka see nagu Eesti meeskonna edu oli nagu tähtsam enda ambitsioonist tollel hetkel.
ja noh, vahest oli kurb meel, et on ju, et ei saanud väljakule, aga siis tuli jälle kõvasti vaeva näha ja olla parem nagu sellest oma positsioonil teisest konkurentsist nii-öelda sportlikul viisil. Aga omavahel saime nagu väga hästi ja täna ei ole mingi teema, et kui ma ei tea, helistan Raiole või Raio mulle, et võtame vastu, räägime juttu ja ajame jalka asja ja kõigiga, kes on tegelikult ju tollel ajal tuumikus olnud ja kõik me proovime aidata üksteist, kui vaja on, et selles mõttes väga, väga hea läbisaamine kõigiga edasi ja oli siis ja on täna ka. Okay. Aga asi, mis ma nagu tahaksin nagu alati kõigid teada, on see, et on sul meenutada näiteks mingi põnev või nagu naljakas vahejuhtum, et appi, et kuidas see võis olla näiteks, et hiljuti mul käis üks saatekülaline, üks neiu, kes läks niimoodi mängule, et appi, puitsad on koju jäänud, täiesti uskumata. Ikka on selliseid lugusid on küll olnud. Kas see on just umbes analoogne, ma arvan, et see oli äkki me ju tollel ajal tegime päris huvitavaid reise igale poole ja üks ringreis oli meil minu meelest Eestist Venezuelasse tollel ajal ja meil läks pagas kaduma, pidime vist koondise mängu mängima hakkama. Tollel ajal ei olnud sellist professionaalset suhtumist, aga pärast seda reisi ilmselt tekkis see üldse Eesti koondisesse ja teistesse koondisesse. Et putsasid seljakotis ei olnud ja kohale jõudes mäng mingi 1-2 päeva pärast vist või 3 päeva pärast. Ja putsasid pole trenni vaja minna ja samamoodi mindi siis nagu ühiselt kogu koondisega poodi, et võib-olla mõnel üksikul oli kogemata seljakotti pandud, et su kõige tähtsam vara nii-öelda jalgpallurina on kuskil, lendab kuskil, ma ei tea, maailmas ringi on ju, tegelikult see on nii oluline nagu nii-öelda osa sinust, et pärast seda nagu oli nagu kohustus, et sul on nagu putsad seljakotis, sest ega me sealt poest, ega see nagu päriselt sellist maksimaalset head nagu putsad kohe ei saa, et tuled pärast jalad ära õõrutud üldjuhul ja mis veel on ju, ja ei ole võib-olla see, millega sa oled harjunud mängima, et neid mõned juhtumid olid, tuleb meelde, et pagasid läksid kaduma seal kuskile, ei jõudnudki sinuga sinna kuskile, kus me reisisime kaugemale. Väga, ja siis sealt tuleb kohe meelde, et me läksime Venezuelast läbi Amsterdami toosama reis ja sõitsime Hiina edasi. Ajavahed ühtepidi mingi 5-6 tundi ja siis tuled Euroopasse tagasi ja lähed ajavahega teistpidi ja sul on kohe mingi mäng kuskil Hiina U21 koondisega, ma mäletan. Oled sa seal väljaku peal lõpuks 2 päeva pärast, pool satsi on täiesti haige, pole umbes nagu kellegi vahelt üldse valida, et kuidas sul on mingi reisi, läbi selle reisimise ja ajavahe tekkisid pooltel nagu nii halb enesetunne. Meil oli küll suhteliselt suur salk seal, ma pakun mingi 25-30 inimest seal kaasas. Pooled neist olid nagu suhteliselt mängukõlbmatud kogu selle virvarri sees ja selle reisiga. Et lõpuks oli treener nagu tükk tegemist, et kes on üldse nagu võimelised alg 11 nagu väljakule minema seal, et toime tulema. Mäletan ainult seda mängust nii palju, et nagu mina ka olen ikkagi nagu mõnikord napsu võtnud elus, et umbes samasugune tunne võib-olla siis, et kui sa oled nagu kergelt joobes nagu ja pead sporti tegema, et aga see on selle ajavahe ja kõige selle pikkade reiside nagu mõjul ja siis proovid saada 30 000 publiku ees nagu kuidagi väljakul hakkama, et selliseid asju on ka ette tulnud, et sellised väga kehvades nii-öelda tervislikus oludes mängu mängida, et aga on veel, et mingi suure lumega mänge ju olnud ja et ootamatult tuli kuskil Tadžikistanis, ma mäletan, kellega mängisime võib-olla mingi kohaliku koondisega, aga tuli täitsa paks lumi maha ja enne mängu seal kühveldati, üritati mingite punaste pallidega, lund oli ikkagi palju ja pall oli umbes niimoodi lendas nagu kohe nagu sinna lumehange sisse ja selliseid mänge tuleb ka koondise tasemel näed ette ja eriti jäävadki meelde mingid tohututes või vihmasadudes, kus sa pead nagu võib-olla mängima ja võitlema tuulega. Ja sellega seoses tuli meelde üks klubimäng Küprose laagris olles, kus Mart Poom, ma mängisin juba siis, mängisin mingi Flora klubiga mingi, ma ei tea, kellegi vastu ja mere ääres oli see väljak ja tuul oli nii kõva, aga treenerid otsustasid ikkagi mängime, mis siis las olla kõva tuul. Ja siis on see väravaesine nagu lahti löök ja tol ajal ei mängitud niimoodi kuskil väga lähedalt lahti, seal väravat mängib, ma ei tea, 2 meetris ei olnud lubatudki, pidid kastist välja mängima, on ju. Aga Mart otsustas, et kõva tuul ka, et lööb palli kus kurat, on ju, võidelge seal väljakul, pomm.
ja lõi selle palli õhku ja pall lendas üle tema üle värava. Tuul oli nii kõva nagu. Et siis me vaatasime, vau, et see tuul on see päris kõva. Et on igasugused huvitavaid asju olnud. Ja, siit tervitus Mardile, tubli poiss. Muidugi, äge väravat ja fantastiline inimene. Et selles mõttes on ägedaid momente olnud. Ja noh, ühe momendina, kui me juba Marti tervitame, siis võib-olla Marti ise mäletab või mäleta, aga oli mingi koondise mäng A. Le Coq Arenal ja viimased minutid enne mängu algust, kus me oleme alati siis nagu proovime ka Mardil mingit lööke lüüa seal veel 3-4 käsi. Mäletan seda, et lööme peale, et ta saaks nagu mingi kindluse, aga mina lõin nagu peale, samal ajal keegi lõi ka ja Mart vaatas siis nagu teises suunas ja ma lõin kuidagi Mardi niimoodi knock-out'i seal 3-4 minutit enne mängu, võis olla mingi Portugaliga või kellegi mäng. Pikali maas, jalad sirged ja ma mõtlesin täitsa pekkis nagu, et meie kõige parem mängija, meie kõige olulisema lüli lõin umbes nagu täitsa nokkivat. Aga õnneks turgutati Mart nagu püsti ja sai jalad alla ja talutati riietusruumi ja oli väga vihane mu peale, aga siis äratus oli suur ennem mängu ja veits nagu pulsi tõstis mul üles ja vererõhu, aga kõik sai korda ja mingid siuksed olukordi. Või et kogemata ennem mängu lööd peale hilisem meie jalgpalliliidus tehnilise osakonna töötaja, koolitusosakonna juht Jan Harend ütles, et tema oli siis väike ja ma ei tea, kas ta oli seal pallipoiss või oli saanud ka minu käest soojendusel pallipoisina olles siis palliga niimoodi vastu pead kuskil või midagi ma olin tal käest ära löönud. Et temale ei meelde mina selles mõttes, et minu löök soojendusel kuskil. Et ega sa mängijana nagu kõike ei näe, et vahest oli küll niimoodi, et kui pall lendas kõvasti täie jõuga üle ja kuskil publikusse ja keegi sai vastu pead, siis näitasid ikka, et sorry, et juhtub neid asju. Okei, et aga siin üks viimaseid jutte, mis ma nagu tegelikult Florast veel tahaksin puudutada, on see, et kui sa siia tulid, siis me vaatasime ühte vahvat videot koos, kus 2000-te alguses terve võib öelda üks viimaseid ja olulisemaid mänge ehk Flora ja Levadia kõige kurikuulsam derbi üleüldse, mis Eesti jalgpallis olla saab. Ja see mäng toimus Kadrioru staadionil ja seal tuli vist võib öelda suhteliselt lõpuminutitel üks vahva tore käsikäe minust sinul ja siis veel Levadia mängijale, et räägi sellest lähemalt. Ja ütleme, ma juba rääkisin, vaata ennem ju ka siis nagu intervjuu algust, et oligi hästi oluline mäng mõlema võistkonna jaoks, palju rahvast, ma arvan, et Kadriorg oli täis nagu pakitud, publiku mõttes oli äge, emotsioon oli selline nagu, et meil oli vaja viiki, et tulla Eesti meistriks ja Levadial oli kindlasti vaja võitu. Vist, kui ma õigesti mäletan, et ma arvan, see nii oli. Mängu lõpp, pinged olid laes, Levadial oli omajagu siukseid poolikuid ja häid momente seal. Martin Kaalma päästis meid vist paar korda või Levadia ise ebaõnnestus. Siis oli seal lõpus mingi moment, kus oli mingi lahtine pall. Ega meil oli juba ülesanne antud ka pingi poolt, et võimalikult rahulikult nüüd see mäng nagu lõpuni vedada, et olime juba nagu piisavalt pikalt jalkas mänginud, et oskasime juba ka nagu aega venitada ja vastasele nagu närvidele sellega käia. Eks sellest siis, ma arvan, et see oli Vladimir Tšelnokov vist äkki, kes mängis minu ääres minu vastu ja ei õnnestunud nagu nendel kõik see, mis nende plaan oli ja Pasi Raudjane oli ka väga hiljem ma tean, et oli ju Florast rääkinud, millise pinge ta mängijatele suutis ka peale panna, et meil on vaja see nagu ära võtta ja see verbaalne nagu pool tema poolt ka juurde seal väljaku ääres ja mängijad olidki viimase piiri peal, eks ma lihtsalt kasutasin nagu momenti ja seal oli vist kogemata lõin kõvasti palli, aga ka vastu jalga sellele Tšernakovile, sealt läks mingis käsikähmuseks, eks, ja siis jooksis see veel Levadia treener tol ajal Pasi Raudjane sinna väljakule ja tekkis siuke nagu vanaeran nagu massikaklusega, ma väga sealt rohkem ei mäleta, aga oli siuke publikule kindlasti palju emotsioone ja läks lõpuks meil soodsalt, me saime sealt sellest mängust viigi kätte ja tulime meistriks ja Levadiast ju kahju, mängijana ju loomulikult, kui sul jääb 1 punkt või 2 punkti meistriks tulekuks nagu puudu, et aga ju samamoodi
väljaku väliselt saime nende kõigiga nagu ja saame siiamaani hästi läbi. Oled sa siis Levadia või Flora mängijad, ajame ühte asja kõik Eestis ja sihukest nagu sõnasõda ega ka füüsiliseks kuidagi väljakult ära minnes asjad ei läinud ja õnnitlesid nad meid meistriks tuleku puhul ja saame hästi siiamaani, et mängijad käivad täna seeniorite turniiridel ja ma olen seal vahest kohtunik ja on need endised Levadia mängijad või kes iganes. Et selles mõttes see jääb kõik sinna. On mingid mängija tõesti, kus kuuled, et asjad jätkuvad kuskil tunnelites või ma ei tea, rietsuruumide uste tagant. Mul ei tule ette väga palju. Võib-olla kord oli juhus, kus Zahovaiko ja Lindberg lõid vist kohtunikel ukse jalaga katki, aga peale Flora Levadia mängu, aga ma olin juba läinud rietsuruumi ära, aga sellest tulid ka suured karistused Jalgpalliliidu poolt. Et see on mingi olukorra pärast, et kohtunikud nende arvates eksisid. Ja võib-olla see mõjutas kuidagi nende arvates siis mängu tulemust ja siis aga nad olid noored ja veri vämmeldas ja lõid jalaga ukse maha vist seal kohtunike ruumil, et võib-olla kohtunikud tundsid siis, et see väärib pikemat karistust tol ajal ja nad said ka selle. Et selles mõttes neid olukordi on vähe, aga neid ikkagi aeg-ajalt juhtub. Okei, aga nüüd see karjäär oli tõesti väga muljetavatav ja põnev, aga nüüd jõuame selle kohani, kus Teet poisil on meeldinud olla ikkagi ainult boss ja juht. Nii, ja siis alustame kohe siis sellega, kuna sa siin kohtunikest oled nii palju rääkinud, et sa oled ka ise ju kohtunik olnud, üsna aktiivne ja tubli. Suht ebatavaline. Jah, et siis räägi sellest ametist meile. Suht ebatavaline, sest kuidagi on hoiak või tunne, et mängijatest kuidagi väga, eriti tippmängijatest ei saa enam nagu kohtunik, või Eestis ongi väga vähe ikkagi seda, et toome näite võib-olla Martti Pukk ja mõned veel, aga neid ei ole palju, ma arvan, me võime nagu 2 käe näppudel üles lugeda neid Premier Liigas mänginud mängijad pikalt, kes hiljem jätkavad kuidagi kohtunik. Martti on ju legend täiesti. Absoluutselt. Ja minul isiklikult üks asi, mis kõige rohkem meeldib, et need mehed, kes on otsustanud ja võtnud selle otsuse vastu, et okei, ma olen ise tippmängija olnud, aga nüüd lähen kohtunikuks, siis need on kõige õiglasemad kohtunikud selles mõttes, et tegelikult ta saab koheselt aru, kas see mängija mängib lolli või mis asja ta teeb, sest ta kõik ise olete ju seda teinud nii palju aastaid. Martti ise on ka väga palju lolli mänginud seal mängijana kindlasti väljakul, sellepärast ta teab nii hästi. Ma olen ta vastu pikalt mänginud kaitsemängijana, kui ta oli ründaja ja Martti teab hästi, millest ma räägin kindlasti. Tervitame Martit siin puhul ka. Ja tegelikult ülimalt hea meel ja me sattusime 2015 aastal koos Martiga, siis ma ei tea, mis põhjusel tema ja mina siis kokku sinna sellesse gruppi, kes ma ei tea, isegi ma ei mäleta seda, et miks ma sinna läksin. Sinna nagu ilmselt Annes ja Kaasik ja ma ei mäleta keegi veel äkki kuidagi olid käinud peale, et tule, et äkki. Aga ma kogu aeg, et ei, et see ei ole minu jaoks, aga ikkagi sattusin sinna. Ühegi mingi väga suure eelarvamusega läksin ja käisin läbi, tundus täitsa äge. Pluss oli see, et ma leidsin Martti Puka siis või Pukk, ma ei tea, kuidas Martti siis, kuna ma juba töötasin Jalgpalliliidus, tegin talle tööpakkumise hoopis tulla töötaks Jalgpalliliidus läbi selle uuesti kohtumise. Et see oli nagu kõige suurem võit tänu sellele kohtumisele seal. Aga ise alles alustasin, me lõpetasime kevadel selle 2015 selle kohtunike kooli ja siis tuli mai ja siis tuli juuni vist. Mais ma kindlasti midagi ei teinud, Martti juba alustas, veel mõtlesin, et Martti tubli, et see ikkagi ei ole minu jaoks, et ma vist ei hakka, et kuidagi oli sihuke kahtlus hinges, et kas ma saan hakkama ja nii edasi, aga siis kuidagi helistas mulle Neemelaid või saatis sõnumi, et kuule, sa oled määratud sinna kuskile Õismäele, U12 mäng, mine kohale, ma ütlesin, mul pole särki, tule läbi, annan särgi, mul pole vilet, tule läbi, annan vile, mul pole kaarti, ma annan sulle kõik. Läksin läbi, läksin, meeldis, nagu ei osanud ju midagi arvata ja tagasiside lastevanematelt, keda oli seal palju ja just oli ka Martti seal sõpradega vaatamas seda minu esimest mängu ja tagasiside oli pigem positiivne, oli küll mingeid võib-olla nüansse, millega ma siis nagu võib-olla siis tegin midagi kehvemini, aga olin üksi ja ongi üksi kohtunikuna ju suur vastutus, et millal võtta suluseise, millal, ma ei tea, pole sul abikohtunik ega midagi. Aga positiivne kogemus ja sealt läks see teekond lahti ja täna ma ei ole isegi kõiki mänge kokku lugenud, aga
10 hooaega on tehtud ja pigem ju algul olin ka seal nii-öelda kohtunike osakonnaks see tüüp võib-olla, kellest võiks saada kuskile sinna esiliigasse ja võib-olla ka Premium-liigasse. Aga sain aru kiiresti, et noh, minul ei ole sellist pühendumist ja soovi enam olla tippvutis kohtunikuna, nagu Martil oli see ambitsioon ja tema läks ja on siiamaani väga tubli ja respekt ja pühendab hästi palju aega ja peab ka füüsiliselt olema tippjalgpalluritega enam-vähem samal tasemel. Mina leidsin, et noh, aega nii palju ei ole, pere, lapsed on ka ja naine ja kõik ja kõik tahavad oma aega ja et tahtsin ise ka nagu kuidagi natuke kergemalt võib-olla siis läbi saada, ütlesin ka kohtuniku osakonnal ikkagi mingi hetk, et ma lähen pigem oma teega, olen seal, mul on fine, kui ma olen madalamates liigades ja noorte jalgpallis kohtunik. Ja no seal on ikka palju tehtud jah, neid mänge, et iga aasta ikka alguses 30+ võib-olla mängu ja nüüd natukene vähem ja see aasta veel ei ole jõudnud alustada, aga tahaks alustada, et kui aega litsentsid on olemas, ma vaatasin, et kehtib. Ja. Et väga tore on olnud olla, see on võimalus olla veel jalgpalliväljakul. Muud moodi ma sinna võib-olla satun mingi legendide mängule, kui kutsutakse, kui ma ise ei korraldanud. Aga muidu Premium-liigas sa ei saanud debüütikirja kohtunikuna nüüd? Minu lagi on olnud karikavõistluste veerandfinaal A. Le Coq Arenal. Flora mängis kellegiga madalama liiga võistkonnaga. Ja, et siis ma andsin ühe vale penalti, ma mäletan. Et Saliste, kui ta vaatab, et siis ta tegelikult sukeldus selles mängus, aga pettis mu ära. Ja aga Flora õnneks võitis suurelt 5-0 või midagi, et see ei olnud otsustav, aga tol ajal mingit varre ega midagi sihukest ei olnud, et aga jah, tegin vastastele natuke liiga. Aga no ennem juba ütlesin, kohtunikud on ka inimesed, et tuleb aru saada, et kohtunikud võivad keksida ja mängijad on juba osavad ka teatud momentides. See sukeldumine võib olla mingi väga kerge puude, aga kasutavad ära väga hästi ja ise kasutasin ka väljakul ära neid asju, et varastatakse nii outide puhul, ma ei tea, et kiiresti pall mängu panna ja nii edasi, et mingite vigade väljameenitamised ja nii edasi. Et sellega, kui sa endine mängija oled, sa nagu tajud seda paremini, tõesti nagu sa ütlesid. Ja need on nende endiste mängijate plussid. Endiste mängijate miinused kohtunikuna on see, et sa tahad võimalikult kuidagi võib-olla pikemalt anda siis nagu uskuda mingisse mängisse, et ta nagu suudab, ma ei tea, mingites olukorras võib-olla paremini veel, ma ei tea, teeb seal mingi 3-4 viga, et äkki nüüd aitab, sest sa räägid talle mitu korda, võib-olla nagu kohtunik, kes on nagu kuidagi noorena juba kohtunik, ta paneb seal juba kollase ära ja sellest võib-olla on isegi kasu rohkem kui see pikk rääkimine, et need on need võib-olla siis need vahed, et sa annad nagu võimalust talle nagu rohkem ja pikemalt, et ta või tõesti, aga vahest on vaja nagu kiiresti reageerida. Aga näiteks ka naiste jalgpallis ei saanud mingit mängukirja? Ikka, meistriliigas olen ikka olen palju vilistanud. Eelmine hooaeg ma arvan ka 1-2 mängu. Ja need on toredad, et selles mõttes ja tore on näha, et naiste jalgpall ikkagi tasapisi läheb ka nagu edasi. Kahju, et sellel aastal on natuke vähem võistkondi, aga võib-olla siis on see hetk, kus ongi see nii-öelda korraks see langus ja nüüd läheb jälle üles, et ma usun, et ma vaatan, et noori on kõvasti, lihtsalt, et kuidas seal need noored nagu püsima jäävad, et kõik on nagu täis amatöör jalgpall ja nüüd mõned võib-olla maksavad, kes väikseid rahasid ka, aga et see on pühendumus ja kui palju sa siis nagu pühendad oma aega sinna nädalavahetusi oma sõpradega koos olemistest, aga eks ta sinna suunda ju läheb ja jääb tükiks ajaks, et profi naiste jalgpalli hetkel veel ei paista ikkagi täielikult, et suur pikk tee minna, et üks hetk kindlasti ka võib-olla Eestis jõutaksin. Ja korra võtaks selle käsile, muideks hiljuti, kui mu sõbranna siin käis, kes on kohtunik, siis tema ütles, et naised on emotsionaalsemad teinekord kui mehed. Kindlasti on, jah. Aga vaata, kui sa siin nagu naiste jalgpallis tegelikult meil jutt oli, võtamegi kohe selle käsile, et mis plaanid teil siis konkreetselt naiste jalgpalliga on Eestis? Sina nüüd, kes oledki konkreetne selline tegelane, kellele ongi õige. Sa enam muidugi ütlesid, et Eesti jalgpalliboss ei ole kindlasti. See kindlasti ei vasta tõele. Meil on tegelikult, kui sa puudutad naiste jalgpalli, siis mina räägin kaasa siin ja hakkan kaasa rääkima võib-olla selle naiste kõige kõrgema taseme ehk siis naiste meistriliiga osas ja aidata
klubisid ja ma ei tea, klubidega suheldes, kuidas need kalendrid võib-olla paremad välja näevad ja palju on teleülekandeid ja nagu selle poolega, et nagu toode, kui natukene paremaks saada ja et sellest oleks ka klubidele rohkem kasu ja nii edasi ja mängijad tunneksid paremini ja tuleks pealtvaatajaid rohkem. Ma pigem olen selle poolega seotud. Naiste jalgpalli, kuhu ta nagu liigub, selleks on nagu eraldi täitsa meil komisjonid ja kuhu mina ei kuulu. Ongi naiste jalgpallikomisjoni ja strateegia nagu paigas, et kindlasti noortele suunatakse hästi palju rõhku, et klubid, kes siis nagu noorte jalgpalliga tegelevad, et nad võtaks ja pakuks aina rohkem võimalusi tüdrukutele ja tüdrukute kaasamise peale on mõeldud. Kui hästi klubid kaasa tulevad, ongi lõpuks, kui veenvad me oleme siis jalgpalliliidus ja mis on see nagu tugi jalgpalliliidu poolt, kuidas leida naistreenereid juurde, kuidas seda ringi laiendada, kes päriselt siis tüdrukutega nagu tegelema hakatakse. Lisaks sellele, et kuidas Eesti jalgpalliklubid ise väärtustavad seda poolt, et tüdrukud üldse saavad võimaluse klubis, moodustatakse gruppe, mõeldakse pikemalt ette, see on üks oluline asi ja sealt ta nagu alguse peaks ju see harrastus nagu saama. Ja tegelikult mõlemad, mina ütlen, et need mõlemad nii poiste kui tüdrukute puntide nagu omamine annab kindlasti väärtust juurde klubile ja loomulikult mina muretsen natuke ka saali jalgpalli poole pealt ja siis ka naiste siis kaasamise naistele pakutavate formaatide ja liigade ja võimaluste peale seal, et sellega veel lisaks toetada seda võimaluste variatsiooni, et kui sa näiteks ei taha enam jalgpallis mängida, oled sa siis poiss või tüdruk või noormees või neiu või mees või naine, näed, siin on ka võimalus veel tulla sellele teekonnale saali jalgpalli ja saali jalgpallis oleme nüüd ka teise hooaja lõpetanud naiste saali meistriliigas. Ja oleme saanud väga positiivse tagasiside, et see on vajalik, see on nagu hea ja lisaks siis teeme ka tüdrukutele erinevaid saali jalkaturniire. Aga strateegia on olemas naiste jalgpallis, sellest vastutavad inimesed, muretsevad, mõtlevad ja ka kui mõelda nagu tipu poole, siis on ka õnneks kõik need regionaalsed treeninggrupid ja tüdrukutele on Arte gümnaasium täna tüdrukutele vist mingi projekt, siis on hea meel, et Paidel teeb sinna Sirje erinevaid asju tüdrukute osas ja naiste jalgpalliga. Siis ja veel soovitakse, kas see realiseerub, ma ei tea, üle Eesti. Ja siis on kõik need noortekoondised nagu hästi kaetud, hästi professionaalselt tegelikult mehitatud. Ja mul on hea meel, et seal on hästi palju naisi, et mehi peabki seal vähem olema ja siis see nagu sünergia on parem. Ma olen seda nagu meelt kindlasti. Aga jah, kõige võib-olla olulisem on, et naistreenereid tekiks juurde, naiskohtunikke tekiks juurde, naisametnike, jalgpalliametnike klubidesse, mis iganes positsioonil naisi võiks olla rohkem kindlasti, et see rikastab, see annab suuremaid teisi vaatenurki kõigile. Samuti hetkel ka hästi aktiivselt ja palju panustab ka tegelikult Viimsi naiskond, et nad olid esimesed, kes tõid esimesed võõrmängijad sisse, mis suurepärase töö on teinud Anastasia Markovkinara, tõi koheselt pronksmedali, ta samamoodi liidus töötab, on seal naiste sellest. Aga mis ma tahakski võib-olla kõige nagu ausama küsimuse sinu küsida, et mis sa arvad, kas ühel hetkel võib olla Eestis naiste jalgpall samamoodi profitasemel nagu meeste jalgpall ja kas tüdrukud võivad ka samamoodi äkki mingit taskuraha või palka teenida ja siis samuti kas võib kuhugi kaugemale juba areneda, et kas või elementaarne asi, et kõikidest mängudest on samamoodi ülekanded ja asjad. No, kerge lubada, raske teostada on alati, aga ma arvan, et ambitsioon noortel, kui tööd on hästi tehtud noorte tasemel, võib-olla kui ma nagu mõtlen nagu selles mõttes, et mis see lähitulevik võiks olla, mis see kauge tulevik, jah, kauges tulevikus võib-olla võiks olla kindlasti selline poolprofiliiga, siis naiste meistriliiga. Ma ei ütle, et ta lõpuks võib-olla profiliigaks muutub, sest et täna nagu klubid on veel ka meeste poole peal, ma ütlen, ei ole nagu kõik super hästi, et kõigepealt seal peavad asjad saama maksimaalselt nagu ära kasutatud ja siis ta jõuab nagu loogiliselt ka nagu edasi.
jah, et talendikamad tüdrukud peaks saama võimaluse minna ka välisklubidesse läbi siis kuidagi struktureeritud nagu nii-öelda, et neil on ka võimalus liikuda ja nüüd me näeme, et juba on neid näiteid ja tegelikult see on ka nagu super nagu variant, kui me suudame meie talendikamatele tüdrukutele, keda ei ole ju kindlasti nagu ülemäära palju, noh, alati on ikka mingi 10, ma ei tea, tüdrukut näiteks mingis vanusegrupis, kui me suudaksime neid aidata, kui meil endal ei ole nii super tingimusi, siis ka esialgu nagu parematesse liigadesse ja kus nad saaksid samamoodi siis nagu taskuraha ja ka raha teenida ja sealt tegelikult, kui nad on Euroopa keskmikud või kuskil Euroopa liigades, siis see tõstab ka kindlasti Eesti jalgpalli nagu tipptaset. Kui meil üks hetk on see liiga nagu profiliiga, loomulikult ma tahaks, kõik me tahame, et see nagu üks hetk juhtub, kas ta juhtub nüüd või kunagi hiljem, aga mingi nagu soov on, et no lõpuks klubid nagu ka saavad tasustada oma parimaid naismängijaid ikkagi mingil tasemel. Väga põnev. Nii, siis sa oled ju olnud tegelikult ka rahva jalgpallijuht, mida konkreetselt see tähendas ja kuidas sa jõudsid? See on pikk aeg olnud, 2012 aastal ma alustasin tegelikult Eesti Jalgpalliliidus ja siis olin ma tegelikult ma proovin selle lühidamalt kuidagi kokku võtta, et tegelikult ju kuni 25 detsember välja, et see oli ju 14 aastat, väga pikk aeg. Sama pikk aeg, kui umbes jalgpalluri karjäär oli tegelikult selles harrastusjalgpalli osakonnas ehk rahvajalgpalli, nimetame harrastusjalgpalli või rahvajalgpalli, minu jaoks need samad. Et väga-väga äge periood ja väga kihvtid kolleegid, Martit ma juba nimetasin, aga ennem teda ka oli juba osakonnas Rauno Tutk, legendaarne mängija ja mängib siiamaani saali jalgpalli aktiivselt ja ägedad läbi vettinud jalgpallist ja armastavad jalgpalli tohutult igal moel, et see tiim oli nagu super. Hiljem liitus meiega legendaarne naisjalgpallur Keti Õunpuu, kellel on 100+ mängu ka koondises, eks ju, ja tegelikult juba pull mõelda, et me kõik olime selles oma üksuse või osakonnas, kuidas keegi tahab nimetada, siis vist välja arvatud, ma ei tea, kas Rauno Tutk sai koondis, ilmselt mitte, aga mängukirjaga, väga pikalt Prem-liigas mänginud ja hästi palju mänge ja ka väravaid löönud ja erinevates klubides mänginud. Et kõigil oli selline tohutu tippjalgpalli, kui me lööksime kõikide inimeste mingid numbrid kokku, see tuli nagu meeletu arv. Et me jõudsime kõik harrastusjalgpalli vedajateks. Olles ise olnud mina 2012 värskelt seal kuskil tippjalgpallist tulnud ja hiljem siis Mart ja Rauno samamoodi. Ja kogu aeg, ma mõtlesin ise ka selle pealt, miks on ja siis nagu see ongi see armastus jalka vastu ja kuidas aidata just neid noori jalka juurde. Meie nagu osakonna nagu üks kõige suuremad võib-olla ülesandeid oligi, et promoda siis nagu jalgpalli üle Eesti, algatada erinevaid projekte, on need siis lasteaiad, koolid, klubidega koostöös, teha integratsiooniprojekte Ida-Virumaa klubide lastega, tuua neid Eesti koondiste mängudele, teha erinevaid asju erivajadustega inimestega. Ma alustasin tegema erinevaid projekte juba aastast 2015 koostöös Eesti eriolümpiaga, et pakkuda, kui me strateegiliselt ütleme neid toredaid loosungeid välja, et jalgpallist peaks saama osa igaüks, siis tegelikult see päris nii ei olnud tollel ajal ja tegelikult siis me alles hakkasime neid koostöid looma, käisime hästi palju erikoolides, viisime läbi jalkatrenne, koolitasime erikoolide neid liikumisõpetajaid, et nad üldse nagu saaksid mingi aimu, et ka nendele lastele, nendele noortele või teeskantule saab teha lihtsustatud kujul nagu jalgpallitrenne. Ja kutsusime neid koondise mängudele, isegi lõime 2 eriolümpia jalgpallikoondist, käisime nendega turniiridel Leedus ja Kotikapil ja siiamaani käiakse ja tehakse. Mul on selle üle hea meel, et see on nüüd jätkusuutlikum. Siis, ja klubidega proovisin, et klubid saaksid äkki ka treeninguid hakata läbi viima ja kogu see siis ka nagu liigade mõttes kõik madalamad liigad, rahvaliigade areng, et seal tekiksid mingisugused tasemed. Täna teame, et on rahvaliiga A ja B meestele ja naistele A ja B tase ja ka saali jalgpalli rahvaliigad ja et just seda nagu laiust jalgpalli juurde tuua ja natukene kahju on, et uusi klubisid tekkima on nagu väga vähe.
et täna need entusiastid, kes Eesti jalgpallis nagu toimetavad, need klubid on need siis Tallinnas või kuskil mujal, on alguse saanud ikkagi juba 30 aastat, 20 aastat tagasi ja nad toimivad suure entusiasmi peal, et lihtsalt kartus on, et kui üks hetk see entusiasm näiteks lõpeb või need inimesed astuvad kõrvale, et mis siis saab, on üks küsimus. Kas nad mõtlevad täna, et kes on nende nagu asendaja ja kes viib edasi nende klubisid, aga teisipidi ka see, et kuidas tekiks juurde, et kuidas tänased noored nagu, kes siis ega need entusiastid, kes täna on 30 aastat toimetanud, nad ka ju alustasid kuskil. Et kuidas neid leida juurde Eesti jalgpalli, et nad looksid uusi jalgpalliklubisid või siis ka koostöös mõne suuremaga mingeid arusid, et see on kindlasti võib-olla võtmekoht Eesti jalgpallile ja sellest on natukene kahju, et see klubide arv ei kasva, saades aru tegelikult samas, et meil ongi täna nagu majanduslikult võib-olla mingid hirmud ja ma ei tea, mingid sõjahirmud ja ma ei tea, mis veel on aga sellist ettevõtlikust entusiasmi võib-olla on vähem kui, ma arvan, 20-30 aastat tagasi ja et tahaks, et see pool natukene võib-olla veel parem oleks, aga harrastajate arvuga hetkel, keegi ütleb, et päris palju, siis mina ütlen, et see on võimalik nagu kasvatada. Et kui vaadata, et meil on spordiregistri järgi circa 25 000 harrastajat jalgpallis Eestis, siis ütleme, 10 aastat tagasi oli ta võib-olla 10 000 harrastajat vähem. Ühtepidi võiks olla rõõmus, aga teisipidi, kui vaatame ma ei tea, Soome poole või teiste Põhjamaade poole, siis tüdrukute arv ei tee rõõmu, mulle ikka veel. Ma tahaks, et see tüdrukute ja naiste harrastajate arv võiks olla kaks korda nagu suurem kindlasti täna. Ja sinna võiks nagu kõvasti rohkem nüüd nagu panustada nii jalgpalliliit kui klubid ja veel parema plaaniga siis, kuidas seda kõike nagu teha, et nüüd on alustatud juba nende UEFA Playmaker projektidega ja nii edasi juba lasteaedadest ja seal on nagu mingi loogika ja nagu parem sees, et aga kuidas jõuda siis, et võib-olla mingid teatud tüdrukute treeninggrupid on seal koolide juures näiteks peale tunde ja nii edasi, et kasutades ära seda mingit UK sportkooli projekti, aga võib-olla siis nendele tüdrukutele, kes on selles UEFA projektist liikumas välja ja saavaks koolis juba jätkata seda nii-öelda tundide järel esimestes, teistes, kolmandas klassides, kus juba klubitreenerid võib-olla aitavad neid asju läbi viia. Et on mingid asjad, mis pakuvad rõõmu ja mingid asjad ikkagi, kui sa näed, et tegelikult tahaks, et asjad oleks nagu võib-olla veel paremini, aga ma arvan, et laias pildis 10 aastat või rohkem siis rahva harrastusjalgpalli osakonnas tohutult palju projekte sai algatatud, sai tehtud. Täna võib-olla üks kõige suuremaid oli kooli jalgpalliprojekt, mis 2014 sai nagu hoo sisse ja võib-olla selline suurem hoog rauges tal 2019 ennem siis seda Covid pani nagu suurel laksu seal, võib-olla koolid reorganiseerisid oma tegevusi ja võib-olla ei olnud enam nii lihtne koolidesse nagu pääseda kui varem, ja klubidel oli uuesti vaja taas ärgata peale Covidit ja seal läks see rütm natukene nagu maha. Aga samas võib-olla ongi aeg, kus teha nagu ümberkorraldused. Kooli jalka on nagu ülioluline, et tegelikult koolis me kujundame väga palju lastes mingeid harjumusi eluks. Ise mäletame, et kui mingi asi nagu meeldis, siis sealt sai see mingi entusiasm pihta, et samamoodi, et kui me oleme jalgpalliga seal mingites programmides ja käime tihedamalt ja klubid käivad tihedalt koolides, siis seal neid lapsi kindlasti, keda nagu kaasata jalgpalli on piisavalt palju ja kas see potentsiaal on kasutatud, ma arvan, et õige ja aus vastus on, et kogu potentsiaal kindlasti mitte. Et väga paljud Eesti lapsed ei tee täna üldse midagi, ma arvan. On selles nii-öelda telefonimaailmas ju väga sees ja lapsevanemana ka lihtne. Ole selles telefonis ja lihtne, raha ei kulu su peale. Hoovisporti ei tehta ju tegelikult nagu mainitud sai siin podcasti alguses, et sellest on kahju, et lapsed on aina tubasemad. Ja tegelikult siis kuidas seda uuesti nagu taaselustada ja neid lapsi kaasata rohkem, kes siis on jäänud spordist või liikumisest üldse kõrval. Et võtme küsimus mitte ainult jalgpallile, vaid Eesti spordile terviklikult, ma arvan. Väga kihvt. Siis järgmine nüüd konkreetne asi. Saali jalgpalli koordinaator. Jah, vaata kui huvitav. Järjest tuleb mingid teemasid. Jaa, et 2022 aastal sügisel tehti niisugune ettepanek, et ma ei tea, miks mulle on tol ajal, aga ju siis nagu ma ei tea, koridorist kuskile sattusin nagu ette. Et kuule, et oleks päris huvitav, et kas sa võiks mõelda, et kas sa tahaksid saali jalgpalli hakata arendama.
ma ei teadnud väga palju saali jalgpallist, noh, ikka Gert Kütis, kes tol ajal ju oli eestvedaja nii-öelda, üksinda ka väga palju ponnistas sinna aega ja ressursse, siis kas tal see energia otsa või tahetigi teha mingit väikest muudatust. Ma mäletan seda, et olukord oli selles mõttes raske, et saali jalgpallis nii-öelda tipptase, ta on ikkagi amatöörsport, et võib-olla mingid klubid maksavad teatud mängijatele mingeid väikseid summasid, aga ta ei ole profisport jalgpalli mõttes. Et see, et kui mingi teed tule mängi, ma ei tea, näiteks Punkerpartneris või ma ei tea, tol ajal Viimsis või kuskil, siis ma eeldan, et mingit raha võib-olla kellegile maksti, aga teda ei saa võrrelda Eesti jalgpallis liikuvate summadega kindlasti. Aga tol ajal oli olukord selles mõttes kriitiline, et mingid klubid olid nagu jalgpalliliidu vastu kuidagi nagu hästi vastandunud ja see olukord oli selles mõttes nagu tuline ja ma mäletan seda, et oli hästi palju negatiivseid artikleid meedias. Süüdistati jalgpalliliidu juhti, kes oli täiesti, mitte mingit nagu vajadust ei olnud teda ju otseselt süüdistada, et seal oli pigem nagu teemad hoopis teistes asjades ja hiljem ju välja selgudes, oligi täiesti alusetud süüdistused, omal olid nagu kahjuks väga suurte ambitsioonidega, väga palju mingisugused pahandusi seal juba nagu rahalisi ja ka finantsiliselt raskused seal. Ja meie soovitasime siis lõpuks tegelikult nendel nagu tagasi astuda sealt ja me ei lubanud ka lõpuks, kui me räägime sellest ajast tagasi, et see oli FC Kosmos vist ja nende klubiga seotud teemad, et me ei lasknud enam liigas nagu osaleda. Seetõttu, et see on nagu öelda respekt teiste vastu, sa ei saa üle oma võimet ikkagi asju teha. Ja proovisime kuidagi nagu klubisid siis enam kaasata, ma ütlesin jah ja hakkasime palju klubidega kohtuma ja juhtkonnaga ja ma ise ja minust läks olukord nagu paremaks, eks ikka tekib ju nagu jalgpalliski aeg-ajalt ette mingeid olukordi, kus ei olda rahul, helistatakse, miks nii, miks naa. Ja ka saali jalgpalli kogukond on hästi ühtehoidev, hästi ambitsioonikas, et selles mõttes, et seal on ka omad eestvedajad, kes on aastaid nagu toimetanud. Tervitan kõiki, kui nad satuvad vaatama, hästi kihvtid inimesed kõik ja tahavad ju oma nagu maksimaalselt parimat asja, et ka jalgpalliliit pingutaks, et see spordiala oleks nagu respekteeritud ja ka hästi korraldatud Eesti Jalgpalliliidu poolt ja oleks olemas koondis korralik, oleks noortekoondised ja liiga oleks hästi korraldatud, oleksid ülekanded samamoodi kõikidest mängudest, et siis jõuda kogu selleni, siis me tegime tegelikult saali jalgpalli 22 aastal strateegia, lõime koos ja kaasasime kõik klubid ka. Panime selle loo, mida nad nagu päriselt tahavad kirja ja kui me nagu kaasasime nad, siis nad ühtlugu ka siis ise tegid selle nii-öelda plaani ka, olid kaasatud ja ma arvan, et selles mõttes läks nagu väga, väga hästi see tegevond või on läinud siiamaani, et see 23, 4, 5, juba 4 aastat oldud ja kuidagi tunnen, et mingi hetk nagu saabus siuke nagu töörahu ja kuidagi klubid nagu käituvad palju professionaalsemalt. Oleme õnnestunud Eestisse tuua paar head koolitust ja ütleme, et seda teadmist on rohkem, seda saali jalgpalli spetsiifilist teadmist on rohkem ja siis õnnestus 20 ka mingi, ma ei mäleta, kas 23 lõpp tuua Eestisse koondisse peatreeneriks juhuslikult. Helistasid mulle mingid tüübid ja et kas on vaba peatreeneri koht ja juhuslikult oli Soomest ja nagu ega ma ei teadnud palju nendest, aga ütlen, et tagantjärgi, et väga super valik, et Ville Sihvonen ja Migo Küdola peatreenerina on olnud üli õige otsus tuua nemad just nagu koondiseid ja kogu seda nii-öelda teadmist ka mulle tooma, et ma saaksin jälle mingeid asju nagu klubidesse viia. Ja nad on nagu need mehed, kes ei koos ka meie teiste abitreenetega, Dimas Kiperski ja Madis Räändoga, et nad käivad ja külastavad Eesti saali jalgpalliklubisid näiteks üle Eesti. Nad ei ole ainult koondise treenerid, vaid käivad, viivad läbi, lähevad vaatavad trenne, teevad mingeid veebikohtumisi mängijatega ja klubidega. See on nagu super, et
ma kõrvalt ainult nagu rõõmustan ja nüüd on muidugi jälle nagu olukord see, et nüüd nad mängivad nüüd selle nädalavahetusel. Noh, varem ei ole Eestis sellist valikturniiri või eelturniiri Eestis saali jalgpallis olnud, kui et see kõlab natuke reklaamina küll, aga nüüd see nagu tuleb Jõhvis ja see on olnud suur pingutus, mitte ainult jalgpalliliidu poolt, ka mängijate poolt ja et mängime Kreeka, Norra ja Iisraeliga ja 2 paremat saavad edasi eelringist, et pole kunagi edasi saanud, on üks asi. Saame kodupubliku ees mängida ja see on nagu tänu ka nendele Ida-Viru saali jalgpalli eestvedajatele, et ma hea meelega viin alati neid üritusi Tallinnast välja, et propageerida siis nagu saali jalgpalli ja teisipidi tänada neid kogukondi, et noh, seal käib alati saali jalkat juba palju rahvast vaatamas ja see ongi nagu tänu neile, et viia üritusi siis sinna ka, et noh, see saali jalgpall oli teekond 4 aastat on läinud nagu niuhti, et ja on väga põnev, kuidas edasi olles täna hoopis teisel positsioonil, ütleme, et nagu natukene keeruline vedada nagu kõike, et ei taha olla see hunt Kriimsilm võib-olla mitte 9 ametiga, siis võib-olla edasi 8 ametiga näiteks, aga eks neis, et eks see tahab natukene sättimist, hooaeg lõpeb ära aprilli lõpuga saali jalkas ja võib-olla mai alguses, kui need saali jalgpalli play-offi meeste finaalmängud lähevad pikemaks, seal on 3 võidu, nii et need alles algavad ja võib lõpetada ka mai alguses, et siis pärast seda on korraks saali jalgpallil paus ja siis me teeme nagu otsused. Väga vahva. Ja nüüd hakkavadki juba need küsimused siin vaikselt lõpupoole jõudma, aga nüüd kõige tähtsam asi, su praegune töökoht ja ametikoht siis on tippliigade juht, mis oled kõige lühikesemat aega olnud ja võtsid selle üle nii-öelda võib öelda legendaarset Veiko Soot, kes on teinud nii pikka aega. Kas sa nüüd tunned, et oled juba jõudnud sellesse täitsa sisse sunanduda? Ja samuti ka, mis nagu sihid ja eesmärgid sul just nüüd juhina on, mida paremini tea? Jah, et on olnud huvitav aeg. See 5 kuud juba on 5 kuud. Ei, veel 5 kuud ei ole, aga 4 kuud on kindlasti. Detsembris, tähendab, oktoobri lõpus vist äkki tehti ettepanek või et kas sa võiksid mõelda. Ja ma siis mõtlesin, ma vajan ikka 2-3 nädalat nagu aru saamaks, et kuhu ma nagu jah ütlen või ei ütlen, aga kohtusingi väga paljude inimestega, rääkisin ise Veiko, nagu sa ütlesid, legendaarne Veiko Soo, Veikoga oleme head sõbrad, võiks öelda, ma usun, et loodan, et Veiko ka nii mõtleb, et tema juhtis ju tippjalgpalli nagu nii pikalt ja mina jälle siis nii-öelda harrastusjalgpalli, meil oli ka väga ristuvaid erinevad projekte, et kus mina aitasin teda ja tema aitas mind. Et me nagu olime head kolleegid ja sõbrad, et selles mõttes oli lihtsam helistada Veikole ja kohtuda Veikoga ja küsida siis kõiki küsimusi, nagu sa praegu minu käest võib-olla küsid erinevaid küsimusi, et need olid pikad kõned ja siis osakonnas inimesed natukene muutusid, et tuli üks uus inimene ja üks Maria Kimsen, keda sa ka väga hästi tead. Tema oli ju ennem olnud poole kohaga selles Veiko üksuses. Et ma sain ka kindlus, et tema saab täiskohaga sinna üksusesse, et see andis kindlust ja tegelikult ongi nagu, et minul oligi vaja aru saada, et milline on tiim, on ju, milline ambitsioon võib-olla inimestel ja kuidas nemad seda asja näevad, aru saada sellest kõigepealt. Ma uskusin ja lootsin, et ma saan nagu kiiresti aru, kuidas kõik asjad nagu toimivad ja kuidas on olnud, siis tegelikult on läinud natukene võib-olla rohkem aega. Ja sattusime kohe perioodi, kus on hooaeg kohe algamas. Detsember oli väga paljudel ju ka klubi inimestel, ja meil ikka mingid puhkused ja mingid jõulud ja kõik asjad ja aasta lõpp ja kaalad ja mingid sellised asjad. Ja siis jaanuarist läks nagu niimoodi rong sõitma, et igasugused litsenseerimised klubidega, dokumentide täitmised. Siis tuli see avaüritus ära teha ja võimalikult hästi ja ma loodan, et see meeldis. Väga meeldis. Siis oli ka muid mingid seminare ja asju planeeritud, et jõuda veel sealt vahelt kõigega nagu ennast kurssi viia. Võttis palju aega, aga inimesed on toredad ja aina rohkem mulle nagu, kui ma võib-olla oli mingid eelarvamusi, siis kindlasti need olid valed. Klubid ma olen nüüd
palju koosolekutel olnud, klubide inimesed, eestvedajad on toredad. See, mis meedia meile näitab, on ikkagi nagu üks ja see, kui sa oled ruumis inimestega, on natukene teine. Et kõik ikkagi tahavad parimat. Kõik on omanäolised, mis on väga hea, kõik klubid. Ei peagi olema ühesugused. Me ei peagi kõiki ühtemoodi nagu võtma, et kõik peavadki saama oma arvamusi avaldada. Minu töö saab olema ikkagi pigem see, et kui me räägime Premium-liigast, aga noh, seal on ka esiliiga ja naiste meistriliiga ja ka saaliliiga ilmselt jääb meile. Et siis fookus on Premium-liigal, loomulikult see on kõige tähtsam. Ma arvan, et kõige tähtsam võibolla siis nagu meeste vuti poole pealt ja naiste meistriliiga. Esiliiga ka, aga ka saaliliiga. Aga just kui me räägime Premium-liigast, siis tegelikult ikkagi arengukava, jõuda arengukavani, et mis on pikk plaan, kuhu me tahame näiteks meie tippjalgpalliga siis liigaga, milline ta olla võiks 5 aasta pärast ja koos klubidega seda teha. Et olen selle nagu protsessiga juba pihta hakanud. Mingi hetk siis arutame korra seda plaani või ma näitan seda plaani maja sees, siis me kaasame soovi korral klubidest inimesed, et nemad saaksid samamoodi nagu saali jalgpallist mainisin, kaasa rääkida. Võib-olla ütlevad, et minu mõtted on nagu, ei ole, ma ei tea, piisavalt ambitsioonikad või et me tahaksime lisada siia veel mingid nurki, mingid ideid, mingid mõtteid. Ja kui nad on nagu mõistlikud ja ka noh, sellele peavad lõpuks alla kirjutama kõik ju, kes on täna osalised tippjalgpallis, siis see tundub kõige nagu mõistlikum, et me kõigil on unistused, siis noh, ainult unistuseks ei tohiks ta jääda, et siin peab olema realistlik plaan ka, mis on inimressurss, mis on rahaline ressurss, mis on klubide võimalused, mis on infra nagu võimalused lõpuks, kas omavalitsused tulevad ka kaasa meie soovidega, sest me ju keegi väga ei oma Eestis nagu ühtegi staadionit, kõik me kasutame neid staadionid, aga kuidas siis saada seda koostööd ka selliselt, et meie soovid realiseeruks ka infra nagu osas ühiselt ja samamoodi siis sinna tekiksid nii turundus kui kommunikatsiooniplaanid ja nii edasi, et mida me ka siis, kuidas me seda kõike kuvame, kommunikeerime ja müüme. Ja lõpuks mingid väga detailselt, et milline on teleülekanne üldse või et ma ei tea, milline on selle muu toote nagu, ma ei tea, formaat või milline ta välja võiks näha ja kuhu me jõuda tahame, et selle plaani me nagu proovime kokku panna ja sügisel tutvustada selliselt siis ka klubi presidentidele ja jalgpalliliidu nagu tippjuhtkonnal. Et see on nagu esialgne selline suurem pingutus. Tahaks, et loomulikult, et aidata klubisid, et nad saaksid veel mingeid ideid, mõtteid, kuidas publikut kaasata siis nagu tipptasemetel, mitte ainult meestes, vaid ka naistes. Ja eelkõige, kuidas ka naiste võtti klubid võib-olla siis aitaksid paremini korraldada. Nagu sa ise oled käinud, et kuidagi, et Premium-liiga mäng on üli tähtis, aga siis lähed naiste, võib-olla varem, võib-olla nüüd on natuke vähem. Et me väärtustaks. Ise väärtustaks ka seda, et see on ka hästi korraldatud klubi poolt. Jalgpalliliit ei saa korraldada nagu koha peal ju kõiki mänge. Täiesti aru saada või? Et kui tippliigade mänge vaadata, et igal ühel on 180 pluss ülemineku mängud ka veel on ju, igal liigal on ju siis, kui me teeme kiire arvutuse, siis mingi 4 liigat on see mingi 600 pluss mängu hooaja peale. Nagu klubid peavadki tublid olema ja tegelikult suur aitäh, et see on ju väga suure inimhulga, väga pika perioodi tõsine pingutus tegelikult mingi talvel võib-olla korra saad nagu kuskil õhu välja lasta ja lõunamaal ära käia ja siis läheb jälle rong edasi. Uus hooaeg peal, suurte ambitsioonide, soovidega oma juhtkonna poolt, oma fännide poolt ja see ongi nagu ratas ja kõik peavadki nagu olema üli tublid ja see on ikkagi päris kõva pingutus kõigile. Aga see oli lühidalt. Eks palju läheb veel ikkagi aega, et kõigest aru saada, sest Veiko toimetaski 14 aastat seal ja tegi väga suurepärast tööd, et jõuda punkti, kus me oleme ja täna on ta klubi tasemel ja me saame ikka nagu arutada, millest nüüd ta näeb, on jälle klubi poole peal ja annab ka tagasiside, et kui ma küsin, et mis on täna nagu klubi vaade, olles siis ta seal klubis on ja, et mis on need väljakutsed seal ja neid on ikka. Ja siis me proovime leida erinevaid nagu lahendusi ja võimalusi, kuidas neid aidata klubist. Okei.
Ja nüüd siis kõige viimane küsimus, mis ma esitan absoluutselt kõigile, kes siin podcastis käivad. Kuidas sinule isiklikult minu nüüd väike panus korda läheb? Väga läheb. Seepärast ma ju siin saatesse ka tulin, et kui sa vaata, millal me sinuga rääkisime üldse esimest korda, aga ma olen sind ka varem jälginud, nii et see ei ole mingi tundmatu kuju Eesti jalgpallis. Mulle väga meeldib, kui on entusiasm ja seda sinus on palju. Ja ka samamoodi, kui ma kuulsin, et kuidas te seda stuudiot teete ja see on nagu äge. Esiteks toote jalgpalli erinevaid tahke siia podcasti. No sellel on väärtus ja see on üli oluline ja kui keegi nagu arvab, et ei ole, siis ta nagu kindlasti eksib. Et just see, et sa kutsud siia võib-olla erinevaid inimesi jalgpallis või minu poolest ka mitte jalgpallist, siis see ju rikastab meie jalgpalli ja ma arvan, et sa teed väga tänuväärset tööd ja oli suur au tulla siia korra külla. Ja mina väga tänan, et sa mu küllakutse vastu võtsid ja lõpetuseks tahan öelda, et minu panus ongi selline, et mina väärtustan sellest kõiki. Pole vahet, kas see mängija või see inimene, kes seal klubis töötab, olgu Flora, Levadia, Nõmme Kalju, Paide, Narva, kõik on samamoodi kallid. Samuti kohtunikud, absoluutselt kõik inimesed, kes on jalgpalliga seotud. Ma leian, et seda siirus, seda armastus, seda heatahtlikkust on teinekord nagu liiga vähe ja mina üritan seda anda enda poolt. Väga tore. Olen nõus suga tõesti. Ja sellega ongi hea kokku võtta meie tänane podcasti osa. Esmalt me tahame tänada oma head koostööpartnerit Crazy Trahterit, kes on meile siia välja pannud maitsvad snäkid ja joogi. Samuti paluks, et viskate meile jagamise ja jälgimise YouTube'is. Hakkate meid jälgima Facebookis ja Instagramis, otse loomulikult nimega Kris küsib ja peatse nägemiseni ja jääge ootama, kes on järgmine külaline. Tänaseks oli selleks Teet Tallas ja oodake, kes on järgmine. Ciao! Tänud kutsumast. Ciao! Crazy, crazy, that's what they say. Running wild, burning every day. Crazy, crazy, out of control. Lost my mind, can't find my soul. Jalgpallipodcast Kris küsib.